väga suures ülikooli. See on puhtselt eestlane küsimus, et... See on ahvus, et see rohkem publikut. Mina ei taha rohkem, mulle küsida täiesti sellest publikut. See on isegi hästi. Nii, siis läheb... Juba läks. Tere, mina olen Kivisildnik ja ma räägin täna kirjanduse kvaliteedi mõõtmisest. Kõigepealt ma räägin ühe näite sellest, et me ei räägi siin mitte ainult kirjanduse kvaliteedist, vaid kõigepealt püüame üldse selgitada, mis asi on kirjandus. Mul on üks väga hea näite isiklikust kogemusest, kui sa mingis suhtlusvõrgustikes oled ja inimestega räägid, siis sa sageli kirjanduslikud huvid keerad jutu kirjanduse peale. Vaadata, kuidas need inimesed asjadest aru saavad, mida nad arvavad. Siis ma leidsin ühe tegelase, kes oli mingi väga spetsiifilise huviga, ta oli ökoelektri huviga inimene, sellest tundus, et ta teab sellest midagi. Ja siis aga tal tundus, et kirjandusega mingil hetkel tema ise hakkas kirjandusest rääkima, tuli aru saanud, et vist ei saa üldse aru, ei saa nii teistmoodi aru, milles on asi, milles on asi. Küsin, okei, et sulle ei meeldi see asi kirjanduses, sulle ei meeldi see asi, kõik asjad võtta enam vastu kõrva. Ja ütle siis nüüd paar asja, mis sulle väga meeldib, mis on sinu arust nüüd see tõeliselt hea kirjandus, millega sa oled rahule jäänud. Siis ta mõtles, ma ei tea, kas ta guugeldas või mida ta tegi, aga tõenäoliselt aga kuskilt andmebaasist midagi ei vaadanud. Siis ta rääkis, et Titanicu film on ikka päris hästi. Et ma isegi hakkanud uurima, kas ta mõtles Titanicu skripti selle all või ta ei saanudki enam aru, et film ja raamat on erinevad asjad. Ma arvan, et see võibki tänapäeval näha konkreetselt ühe tehniliste huvidega inimese puhul oli tegemist ikka täielikult katastroofiga. Et ta rääkis küll kirjandusest, aga kui küsin, mis see kirjandus siis on, siis ta räägib sulle hoopis teisest formaadist, filmikunstist. Kui seda kunstiks nimetada. Et sellepärast ma võtsin kaasa mõned raamatut. Et see, millest mina praegu räägin, on ikkagi kirjandus sellises formaadis, tselluloosil, mitte piltidega, vaid kodeeritud teksti kujul, digitaalne andmemainde põhimõtteliselt siin, midagi analoogilist raamatutes ei ole. Meil mõned näited raamatutest, raamatut võib olla tehtmega, meil olla erivärvi. Ja ükskõik, mis värvi või millise välimusega nad siis ei oleks. Sageli on olukord selline, et neid siiski ikkagi ei loeta. See on üks väärikamaid raamatuid, mis peale teeme. Miks raamatuid ei loeta? See on horvaadi kirjanik Dubravka Ugrisits. Inglis keeles, neid kohalike slaavi keelega vist ei tunne, aga väga soovitan. See on väga amekas autor, see on essistlik teos, aga ta on kirjutanud ka elukirjandust. Ma isegi kaks romaani, sest millegi pärast, kui inimesed hakkavad elukirjandust rääkima, siis võib juhtuda, et inimesed teavad, kui need raamat on paberil, et see on selline kirjutatud asi, mitte pildidega hääled, aga luulet näitab selle, et üks luule ei ilukirjandus on. Selliseid seisukohti väga palju liigub. Ma lihtsalt olen ise kokku puutunud, sellepärast küll tähtsada. Nii. Ja ma toon veel enne kui sellise üldisema ja spetsiifilisema õttu juurde minna. Ma toon mõned näited, just kaunis värsked näited meediast, sest me elame sellises maailmas, kus kogu informatsioon ja ma arvan, et elutarkus tulebki meile läbi erinevate meediakanalite, siis kirjandusega on see päris kindlasti samamoodi. Ma ei tea, kas keegi vaatas saadet Jüri Üdi klubi, see oli mõne päeva eest ETV teisel kanalil, see kultuurisaade. Seekord oli saate teemaks, kas on luule või naisluule, naisluule teema, seal oli saate külalisteks mitu noort naisluuletajat, üks nendest oli saatejuht. Ja siis nagu naisluuletajate lauas istus poeg Jürgen Rooste ja teises lauas siis olid kaks kriitikut, Mihkel Kunnus ja meie kaaslinlane Kaupo Meier. Ja enne kui see saade eetrisse, eks ole, lindistatakse varem ja eetrisse tuleb hiljem, siin oli vist 2 nädalat aega, siis Facebookis kirjandus, nagu sellised inimesed rääkisid väga palju sellest saatest, oli väga suur sündmus juba enne,
nagu nähtavaks sai. Ja põhjus oli selles, et üks naisautor, seda küll me ei saa näha nagu selles saates, aga saate tegijad on seda, kõik need saate tegijad on repertuaarkiki, keda nagu lähemalt tunne, on kinnitanud, et üks naisautor lihtsalt tuli kriitikule kätega kallale, füüsiliselt. Aga sellest on ka midagi väga halba, sellepärast see kriitik, kellele naisautor kallale läks, oli Eesti üliraske kickboksi meister, mõne aeg tagasi, et ta jäi ellu. Aga millest tuli see konflikt ja millest tuli selline suur sündmus kirjanduses oli selles, et kirjandusele anti hinnang, mõõdeti selle kvaliteeti. See on saade algas siis sellega, et räägi direkt juttu ja siis noor poeet luges oma luuleteose. Siis küsiti kriitikutelt kõrvast, mida te sellest teosest arvate. Kriitikud ütlesid selle peale, et sellel puuduvad luuletunnused, järelikult ei ole tegemist luuletusega. Ta oli selline olustikuline, inimene rääkis sellest, kuidas ta töötas kliendi teenindajana ja kuidas kõik kliendid olid sealt. Põhimõtteliselt ülemus oli kas iga. Ma ei tea, mida see oli. See on realistlik olumilt. Kriitikud ütlesid, et see oma nagu selliste sarvetunnuste poolest sobiks väga hästi naistele kolumniks, et see on väga heade detailidega, on selline tundlik tekst, aga mitte luuletus. Mis siis niivõrd hingepõhjani nagu solvas autorit, et autor enda sama kätte oli emotsionaalne nagu poeta. Selline juhtum, väga selline nagu sümboli väärtusega juhtum selles mõttes, et kriitik, keda siis teksti on ilmselt üks enam lugenud nagu kirjandusekspert Eestis tõesti väga hea maitsega. Ütleme, et vähe on kirjandusinimesi, kes on Musi ja Tammsaare läbi lugenud ja Dostojevski. Ja veel palju mõelnud, see lugemine ja kirjutamine tänapäeva kirjanduses ja ka Eestis on kaunis eksootiline nähtus. Et selles mõttes oli nagu, see kokkupõrge oli siis ühelt poolt selline lihtsalt inimene, kes räägib oma elust ja teiselt poolt inimene, kes on lugenud nagu sellise vaimse kirjakultuuri nagu tipud läbi ja on samas tõesti raske kaalupoks ja teine on siis lihtsalt üks klienditeenindes ja klienditeenindaja läheb nagu põhimõtteliselt nagu Titanic, ütleme, Titanicu päästepavad võrku jääma. Seal ei ole nagu mingit lootust, see oli minust selle kujundi väärtusega sündmus. Et selles mõttes ma tahtsin veel juua nagu ühe kujundi, et see kujund siiski on nagu väga tähtis kirjanduses, et vähemalt selles kirjanduslikus sündmuses on selle kujundi potentsiaal nagu väga võimsalt olemas. See oli üks meediasündmus, mis ma arvan, et jääb aastateks kõlealiineks oma grotesksuses ja sellises absurdsuses. Mina ei läheks kuulma seda mõlisi mõtlema. Ma ei läheks. See ei ole mõtlemat teha. Aga inimesed, kes väga hästi orienteeruvad kirjanduses, spordis ega tegelikkuses ja vaevaliselt saavad hakkama iseenda loominguga, juhtub. Teine on Hobusepüha juhtu. See oli Eesti televisioonis, usun, et te mäletate, mitu aastat järjest oli selline luuleminutite nimeline formaat, kus siis enne spordiuudiseid lugesid luuletajad luuletusi. Seal oleks niimoodi, et 2 aastat lugesid elava teiste luuletajad oma luulet. See oli siis umbes nii, et ma oli mingi ports luuletajad, igaüks neist luges umbes 50 luuletust, mis nad nii järjest või kuidagi siis seal läbi segi luuletusi lugesid. Ja võiks öelda, et see oli väga edukas formaat, sellepärast selle formaadi keskmine vaadatavus oli 109 000. 109 000 televaatajat Eestis on ikkagi väga suur vaatajate arv. Enamus jutusaateid ja filme unistavad ainult sellisest vaadatavusest. Alguses oli väga skeptilised, et sport on väga vaadatav asi, et nüüd siis tänu selle spordi kuulsusele ja populaarsusele saate siis võib-olla mõned inimesed ka luulet vaatama. Aga mis erinevalt kirjanduse mõõtmisest, televisiooni mõõtmine on väga hästi mehaniseeritud ja väga objektiivne, et seal masinad lihtsalt loendavad, mis kanaleid kui palju mingi inimene vaatab. See on täiesti objektiivne, see on mingisugune voodoo. Ja selle objektiivse uuringu järgi selgus, et spordisaadete vaadatavus pärast seda, kui me ette see luuleminutid, hüppeliselt kasvas, mis
mis tähendab seda, et inimesed võiks olla, kes tahtsid nagu luulesaadet vaadata, jäid ka seda spordisaadet vaatama või lülitsid kanalile ja jäid sinna kanalile mingiks ajal. Et see näitab, et ikkagi luulel võib olla näiteks ühtepidi küll, kui sa hakkad mõõtma luuleraamatu trükiarve, need on kaunis väiksed, 100, 200-300, nende müügiarvud on veel väiksemad, võib-olla pool sellest, kolmandik seal vahel kuskil, aga kui sa paned luule nagu õigesse formaati, näiteks teleformaati, kus inimene ise loeb oma luuletusi ette, siis on juba, see on täiesti konkurentsivõimeline meelelahutus, mille peale just nagu ei tuleks. Seda eeldab, seda üldse eeldab, mingisugune asi, mis mitte kedagi ei huvita, mingisugune tüütus, aga lihtsalt kui ma järgmine mõõtmisest ja kvaliteedi nagu hindamisest, siis kirjanduse kvaliteet just nimelt väga palju sõltubki sellest, mis formaadis seda nagu ette kantakse, kui ta on raamatu formaadis, siis, ja ütleme veel mitte romaaniga ikka kuskil edetabil, et see mingisugune müük toimub. Eesti romaani müük on viimastel aastatel suurenenud ja tõlkekirjandus, mis on tavapäraselt romaanid, see on vähenenud. Põhimõtteliselt, kui hakata majanduslike numbritega nagu majandusjõududega mingi pärast tagasi, vaatame siis romaani formaadis, Eesti algupärane romaan on mõõdetav ja järjest on rohkem mõõdetav, seal on rohkem mõõdet, see töötab päris hästi. Aga luuleraamatule, ütleksin, see on natuke halb näide, sest see on nagu luuleõpik ühtlasi ja selle läheb päris hästi. Aga tavaline väga hea luuleraamat ei pruugi olla majanduslikus mõttes nagu väga edukas. Majanduslikult väga palju mõõta ei ole, aga samas näitavad nagu meedia asjad, et Jüri klubi on selline saateformaat, kus on väga erinevad teemad, aga sellist nagu tagasisidet või melu või sensatsiooni nagu tekitas üks vägivallapuhang ühes luulesaates ei ole olnud. Ja kui vägivald kaasneb luulega, see on väga elujõuline, väga meelelahutuslik žanr. On mida mõõta. Aga ma tulen nüüd tagasi veel selle 109 000 vaadatavusega luulesaate juurde. Et see luulesaade oli esimene aasta hästi läks, teine aasta läks nagu ka enam-vähem, kui vaadatavus ei langenud, aga lihtsalt kuna seal, poliitika oli natukene halb, et luuletajaid sinna 2 korda ei pandud ja vist hakkasid nagu head luuletajad ka nagu otsa saama. Päris nii ei saanud öelda, ega lihtsalt liiga palju oli noori ja noortest kõik ei olnud oma kõrgvormis. Ja selles mõttes ühtepidi ta nagu liiga palju noori ei esinda nagu Eesti kirjandust nagu ta oleks väärt, et teda esindataks. Sellepärast tekkisid torminad, nagu kuulete inimesed nagu arvad selle nagu päris see. Aga siis saatuslikuks sai see, et Mare Kamreks on kõige suurepärane luuletaja, hästi nagu see arvestatav ja kvaliteetne Eesti poet. Luges ette ühe luuletuse, kus sisaldus sõna koguse türa. Ja sellega põhimõtteliselt see saateformaat lõpetatud. Sest mis juhtus? Juhtus see, et kirjanduse kvaliteet hakati mõõtma. Kas ikka koguse türa vastab kvaliteedile? Sellest tehti ka palju saateid, sellest tehti artikleid, see oli ka suur teema. Üldiselt kultuuripress leidis, et proposed kirjandus on täiesti normaalne asi ja seda on ikka olnud ja sõnatasandil ei saa kirjanduse kvaliteeti mõõta, et tuleb ikka võtta nagu suurem üksus, tervik, kompositsioon, kõik need asjad. Räägiti selget juttu, et eksperdid põhimõtteliselt ütlesid, et see on nagu luuletus, mida ta koni, aga kõik ei mõõda nagu kirjanduse eksperdid seda, sellepärast, et on olemas igas ettevõttes ja avalikus õiguslikus süsteemis on neid rohkem, on inimesed, kes istuvad toolidel. Ja kui inimesed, kes istuvad toolidel, see tooli peal rahulikult istuda, neile hakatakse helistama, nendest hakatakse rääkima, neile hakatakse esitama küsimusi, siis ei ole enam tooli peal mugav istuda. Ja nemad mõõdavad, saatega, kirjandussaate nagu sellist kvaliteeti selle, et keegi neid ei segaks. Nii kaua, kui keegi ei sega, on kõik hästi, aga nüüd tekib mingisugune jama, mingisugune häire, tekkis teoreetiline küsimus, milline on kirjandus, milline kirjandus ei ole, kas antud ühte kirjandus on kvaliteetne ei ole, siis juhatus leidis, et aitab. Need elavad Eesti kirjanikud, selle ühe ohuse türavast ei kõlba enam televisiooni, 2 aastat oli toonud meeletu reitingu, ilma igasuguste kuludeta, see oli väga odav saade.
kirjanikele ei makstud seal minu meelest üldse, minule makstud, võib-olla millegi teisele makstud. Saate tegijad said kultuurkapitalilt kuskil väga vähe raha, ma ei tea, kas hooaja peale mingisugune algnumbri kunagi just lugesin selle hulka erarustest välja. See oli mingi sümboolne summa, mida Jürgen sai, mida ta tegi iga päev. Ta tegi seda 2 aastat iga päev, eks ole, valis, suhtles, leppis kokku, võtted iga päev, eks ole, kõik see asi. Just see oli mingisuguse naeruväärse, võib-olla 5000 rubla. Ma ei tea, mingi pool, ma arvan, kui mina reklaamiagentuuris töötasin, siis vähem pool kuupalka või tema see 2 aasta eest. Võib-olla see 1 aasta, võib-olla või 4 aasta. Igal juhul oli see naeruväärselt vähe. Põhimõtteliselt maksti tehnikas, kaameramehe, kaamerarent ja sellised montaažialad. Nii. Ja nagu ära välja õpetada, ikkagi nagu formaat on töötab, eks ole, mida me siis nüüd teeme. Ja suure ülemusel leidsid, et paneme ka selle kirjanduse, mis on kohe kindla kvaliteedi, mille kvaliteet on ära mõõdetud ja väljaspool kahtlust klassika. Klassika esiteks. Ja siis klassikat muidugi ei kõlda ette luba mingi elaluuletaja, kelle kvaliteet on kahtlane, et näitajad, profinäitlejad. Nii. Aga mis juhtus oli see, et kuigi klassikaline luule on hea ja näitlejad on professionaalid, see saade oli ääretult nagu piinlik ja groteskne. Kuigi sellel oli erinevad nagu sellest kirjanike loetud luuleformaadist, ma ei tea, rahad olid Kultuurkapitalist, Kultuuriministeeriumist, Hasartmängu nõukogust põhimõtteliselt, ütleme, võrreldes kirjanduslike asjadest, need uppusid rahasse, aga see tulemus oli ääretult ebaesteetiline. See oli kaltuura, seal oli võib-olla tõesti paar näitud, ma ei suutnud seda iga väga vaadata, sest see oli groteskne ja piinlik ja see oli nii naeruväärne, et siis see formaat lõppes ära. Ma ei tea, mis tema reitingust täpselt, seda ma ei oska öelda, kui see reiting ei olnudki nii halb, aga lihtsalt see võrreldes sellega, mis see nagu enam ei meenutanud nagu midagi kunstilist, midagi esteetilist, see oli selline piinlik kultuura ja siis sinna see nagu jäi. Et siis see on ju üks näide, kuidas mõõdetakse siis kirjanduse kvaliteeti, kuidas üritatakse paremat, aga välja tuleb nagu vaadata. Sellised juhtumid, mis näitavad mõningad üksikuid selliseid kirjanduse mõõtmisega seostuvaid selliseid dramaatilisi juhtumeid, aga on sellist igapäevast kirjanduse mõõtmist, mida lihtsalt on vaja. Et kuigi meil ei ole sellist metoodilist kultuuripoliitikat, siiski on selliseid igapäevaseid asja ajamisi, kus on tarvis kirjanduse kvaliteeti mõõta ja seda mõõdetaksegi. Et ükskõik kui palju lihtne kirjanduskauge inimene ei küsiks, kes see on, kes ütleb, mis ei ole kirjandus ja mis on kirjandus ja kas see on hea kirjandus või halb kirjandus, seda tehakse kogu aeg, seda tehakse iga päev, seda paljud inimeste töö ja väga paljud süsteemid on just sellele kirjanduse kvaliteedi üle otsustamisele rajatud, ilma selleta, et süsteemid lihtsalt ei töötaks. On kaks süsteemi, üks on Kultuurkapital. Kultuurkapital on põhiline riiklik kirjanduse rahastamise aparaat. Selle kõrval on veel natuke Kultuuriministeeriumid, natuke mingisuguseid muid asju, Hasartmängu nõukogusid, võib-olla mõni väike eratoetaja kuskil, aga see on põhiline. See on põhiline raha, mis kirjandusse tuleb ja see jaguneb veel 3, üks väiksem osa on festivalid, sõidud, mingid nipet-näpet, asjad, loomulikuliste ajaperede honorarid, aga üks põhirühm on kirjanike stipendiumid ja kirjastuste toetused. See on, milline raamat antakse välja ja milline kirjanik saab stipendiumi. See on lihtne. Keegi kuskil istub ja otsustab, kas see on hea kirjandus, et sellele anda raha. On lihtne. Nii, kes seda otsust nagu teevad, andavaliselt 68 inimest. Mõnikord on kirjanikud, nüüd on siis jälle selline ekspertgrupp, kus ei ole ühtegi kirjanikku, aga on õnneks mõned ajakirjanikud. Reegel on ikkagi see, et seda on, ma arvan, kunstides ja nendel aladel samamoodi, et mida rohkem on selle ala tegijaid, seda parem on see eksperthinnang. Et need inimesed, kes ise puutuvad selle alaga kokku, mitte ei ole seda ainult kuskil ülikoolis nagu õppinud või teadlased on mingit väga kitsast nagu aspekti uurinud, et inimesed, kes reaalselt on selle asjaga tasemel päevast päeva, aastast aastasse, aastakümnest tegelenud, neid saavad aru ja oskavad paremini hinnata kui need, kes reaalselt kokku ei puutu, näiteks mingi riikliku asutuse müügiosakonna juhid asutuses, kus kunagi midagi müüda, näiteks raamatu. et kõik juhtub. Ma ütlen,
et see inimene konkreetselt oli nüüd kuidagi halb, aga ütleb, et mingil hetkel, kui sa vaatad teatud tüüpi inimesi, sa teatama võistlev gruppi iga väljapoolt juhtuma protestseid sündmused. Üks hea näide on sellest, kui Sihtkapitali nõukogus oli 3 või, ütleme 3, no see on kõige suur üle kolmandiku olid kirjandusmuuseumi töötajad, kirjandusteadlased, kes peaksid olema kõige pädevamad isikud ja kõige kaalukam aasta kirjandusauhinda anti kirjandusmuuseumi direktor. Absoluutselt ongi väga pädev direktor, väga head tööd teinud, aga et sattusid kokku üks nagu need inimesed, kes see inimene, see auhind, see oli väljakas. Et sellised asjad teevad. Et sageli need hinnangud ei ole mitte ainult puht nagu kirjandustehnilised, vaid on väga palju muid näiteid. Aga neile meigest on lihtsalt selline juhtum. Nii. Et ikkagi toob see peile nagu hea näite, et kuidas lihtne inimene otsustab, et eksperdid, meil on seal mingid omavesed, nad teevad neid niimoodi, et on olemas lihtne inimene näiteks läheb raamatupoodi, ostab raamatut. No millest tema lähtub oma sellisel hinnangul? No on see teadlikus või ole, on see nüüd kvaliteetne asi või? Üldjuhul meediast. Ja selline kujukas näide on kunagi üks mälumäng, keegi naisterahvas võitis selle mälumängu ja see oli, võib-olla oli see rohkem kingitus, aga üks auhind või üks kiit, mis ta siis sai selle võitmise puhul oli raamatupoe kinkekaart, mis oli päris suur, et ta oleks siis raamatupood ja mälumängur ostis endale ära sõnaraamatud, atlased, teadlikud, kogu sellise asjaliku kirjanduse, mida ta siis puud oli või vaja oli, raha jäi üle kaardile, ära kanna, kui see lisata, siis mõtlesin, et ostaks mõne ilukirjanduse raamatu ka. Ja mis siis inimene nagu ostis minu käest vist oskas osta ühe. Kes suures raamatupoes, kõige suuremas, terjakas näidati, see oli väga esinduslik raamatupoodist ja leidis sealt ühe raamatu, mida ta nagu usaldas osta ja tema meelest nagu kõva sõna, see oli Sassi Enongi romaan, millest parasjagu teavetades palju juttu olnud. See meedia on väga tähtis, kui ikkagi kirjanik on meedias, siis ta tõenäoliselt on ka kellegi ostukorvis ja seda seal ei ole, siis ei ole. Nii. Aga tuleme tagasi sellise nagu süsteemsuse juurde, et kas selles eksperthinnangus on süsteemi. Ütleme, hea näide on jälle Kultuurkapital, minu arust ongi hea näide, et üldjuhul, seal igal pool juhtub tööõnnetusi ja igal pool ei ole nagu 100% paavstlikku eksimatust ei ole. Aga üldjuhul nagu asjad töötavad. Kultuurkapitali raha tuleb Kultuuriministeeriumist ja samuti osa raamatukogude rahast tuleb samuti Kultuuriministeeriumist. Ja ka raamatukogud peavad otsustama, mida osta. Nad peavad kuskilt nagu saama selle hinnangu, võtma selle aluse, millised raamatuid osta, millised mitte osta, sest selle Kultuuriministeeriumi raha kogu aeg vähem ja kõiki raamatuid osta ei saa. Seaduse järgi on raamatu ostmine tehtud raamatukogudel väga lihtsaks. Majandustõusu ajal lisati rahvaraamatukogudes seadusesse üks nagu müügiartikkel, mida võivad need osta juurde, see oli meelelahutus. Enne seda olid seal haridus, kultuur, teadne teosed, seadused, mis on nagu mõistlik raam, mingil hetkel leiti, et raha on palju, et võib ka meelelahutust osta. Ja siis kuidagi juhtus nii, et võite näiteks minna mõnda rahvaraamatukokku, arvan 550 palju neid meil umbes on, arvan, et selliseid on ikkagi väga palju, kus ei ole enam mitte midagi muud peale meelelahutuse. Et kuidagi on leitud, et ainult meelelahutus on kvaliteetne kirjandus. Samas Kultuurkapital üldjuhul ei toeta meelelahutust. Või toetab siis tõesti väga kvaliteetset spetsiifilist osa, millel on ka kultuuriväärtuslik aspekt. Ja nii ongi, et ministeerium annab, eks ole, ühel poolt raha, ministeerium annab Kultuurkapitali raha, et see toetaks nagu seda väärtkirjandust, mida tõesti siis nagu on tagasi, mida teevad tööle, et see raamat on hea. Nii, aga siis raamatukogudes selle raamat ei jõua, seal on kuigi see täpselt samas sahtlis, tuleb see raha, seal on järsku läbipaistvatus sein vahel, sest need inimesed, kes ostavad raamatukogudes, ütlevad, aga meil, see ei ole meie meelest kvaliteetkirjandus, mida ma saan. Meil on hoopis teine hindamise alus, me hindame näiteks edetabeli järgi asju, müügitabeli järgi, see on populaarsus, eks ole.
mis rohkem müüb, see on rohkem populaarne, kui selle raamatukogu hoidesse muidu tõesti teha sellise järelduse, et ma peaksin ostma ainult neid raamatuid, mida kõige suurem hulk inimesi nagu tahaks lugeda. Eks ole? Et põhimõtteliselt, kui me oleksime näiteks riikliku sööklapidajad, siis me peaksime ostma ainult viina, sellepärast, et väga suur osa inimesi tahab viina. Ja miks viinareid, kartuleid, salatist rääkivata, me ei saa ju sisse osta, sellest inimesed tahavad viina, eks ole? Meelt lahutada tahavad inimesed, on ju vaja. Et selline nagu täiesti nagu süsteemi puudumine, et süsteem ühelt poolt küll toetab nagu kirjastusi, toetab autoreid, ja teine süsteem, mis peaks viima neid autoreid nagu ilma rahata. Nagu inimestele. See töötab. Ütleb, et ma põhimõtteliselt ei tööta, ma ei taha seda tööd teha, see on vale tööd, tahan teha hoopis teist tööd, ma tahan lahutada inimeste meil. Ja kuna seadus on kirjutatud selline võimalus sisse, kvoot ei ole paika pandud, kui palju peab olema meelelahutust, kindlasti raamatukodus vanast ajast mõni teadmeteos, ilukirjanduslik teos alles, ei saa öelda, et teil üldse ei ole neid. Ja nii nad töötavad. Ja need diskussioonid olid vahepeal väga huvitavad, kuidas raamatukogu tädid siis ministeeriumi onuga nagu kisklesid. Ja neil jäi õigust ülegi, neile tehti ülekohut. Et selline mastaapne nagu süsteemitus on nagu kirjanduse ekspertiisis nagu täiesti nagu massiline. See on täiesti ka kultuurkapitali nagu sellisesse, kuidas öelda, nagu sellesse töösse sisse programmeeritud. Ütleme nii, et tõesti ühelt poolt kultuurkapital toetab, eksperdid toetavad kirjandust, mis on kvaliteetne ja kirjastusi, kes annavad seda kvaliteetkirjandust välja. Aga kuhu see raamat siis läheb? Kuhu see raamat läheb, kui ta on valmis? See kunstiprojekt on toodetud, eks ole, autorit on toetatud kui kunstniku, kirjastajat on toetatud kui kunstiprojekti teostajat, see kunstiprojekt on nüüd valmis ja ta läheb ärikeskkonna. Mitte kuskile mujal ei ole selle raamatuga minna või kahte kommertspoeketti. Apollosse ja rahvaraamatusse. Mõlemad on kommertslikud ketid ja raamat, mis on disainitud kunsti eesmärkidel, asetatakse nüüd teise keskkonda, kommertskeskkonda. Mis saab juhtuda, kui sa tohid jalgu rattaid ja siis hakkad nendega sõitma vees, kus võib mugavalt sõita paadile ja viskida. Ei tööta, vajub põhja, ei ole konkurentsivõimeline, kukub läbi, on naeruväärne, eks ole. Peame tulemast. Et selles mõttes on jälle see, et siin on toode tõstetakse nagu, et mingi hetkeni, nii kaua see toode on valmis toodetud, mida toodetud ühtede nagu selliste väärtushinnangute järgi, siis ta pannakse siia kohta ja siin kehtivad hoopis teised väärtushinnangud. Kõik. Aga selles süsteemis on näha ka teatavat nagu ühtlustumist. Et sellistel turufundamentalistikel alustel üldiselt ei ole ei kultuurkapital, ei auhindade žüriid, ei kirjanduse ajakirjad, ei kirjanike liit, kui te liikmeid vastu võtate, peab otsustama, mille ta vastu võtab, kes on kvaliteetsete toodete kirjanik, kes ei ole. Aga näiteks selline süsteem, mis kirjanikele maksab laenutusraha, teeb seda selle järgi, kui palju laenutatakse. Nii. Laenutatakse nagu ikka, nii nagu ka raamatuid ostetakse selle järgi, millest on kõige rohkem meedias juttu. Ja meedias on juttu, millest, nagu tavaliselt ikka, sellest, mida kõige rohkem müüakse ja mis on kõik meile lahutuslikud. Et selles mõttes näiteks see laenutussüsteem kopeerib täielikult turufundamentalismi. Aga turufundamentalistil on tulnud nagu abi. Ja selleks on ka kirjandusministeeriumi saade, mis algab alati ühe, see on rahvaraamatu müügitabeli ees. Sealt algab jutt, mis meil täna müügitabelis on, eks ole, mis meil on täna tähtsad, mis meil täna kõige rohkem müüb, sellest me siis räägime. Neid loomulikult on saates ka midagi muud, aga nagu see altar, mille ees siis kõigepealt nagu käpuli heidetakse, on ikka see kuldvasikas. Et võib-olla siis ma näen, et see telekas on ikkagi kõige tähtsam meedia. Kui see näitab eeskuju, siis ma loodan, et ka väiksem meid järgib seda eeskuju, et Vikerkaar ei tee oma Vikerkaaru, et see on noorte kriitikute aasta ülevaade, kus siis mingi hulk kriitikuid valitakse sinna, kes valivad siis oma aasta mingit pare. Nagu tema üks kõige kvaliteetsemad raamatud välja, et nad ikkagi ka
valivad siis oma kõige müüdavamad siis bestsellerite tabelist endale nagu kõige sobivamad autorid välja. Ma loodan, et see läheb niimoodi. Et see vastuolu peab kaduma, et peab jääma üks süsteem või teine süsteem, aga see kommerts ja kunst nagu omavahel nagu kakelda ei saa. Igal juhul on mõistlik valida üks või valida teine, mitte neid kogu aeg seda mõlemeid. See on nagu selline, kuidas öelda, ütleme, eramajal on ühed head omadused. Korteril suures majas on teised head omadused. Kui sul on pool eramaja, siis on korteri halvad omadused ja eramaja halvad omadused ja kumma häid omadusi ei ole. Ja praegune kirjanduspoliitika on just selline, et meil on kommertsi halvad omadused, kunsti halvad omadused, aga kommertsi häid omadusi ei ole ja kunsti häid omadused ka ei ole. Et selles mõttes oled siuke nagu lõhkisid mina ees. Nii, aga ma olengi jõudnud nüüd vaikselt muude mõõtmiste juurde, kus lihtsalt veel peale rääkida peale kultuurkapitali, kus on see koht, kus me, keegi viitsinud kultuurkapitali eralusi lugeda, see on siis igal tabelid, selle on kaunis nagu tüütu jälgida, mida peetakse nagu tähtsaks ja raamatute juures on ikkagi oluliselt ikkagi mingisugune kirjeldus selle kohta, et kui sa tahad teada, mis raamatuga tegemist on, siis sa kindlasti ei vaata seda rahatabelit, vaid vaatad näiteks, mida kriitikud arvavad. Ja üldiselt kriitikud arvavadki tänapäeval ainult 2, 3, 4 väljaandes. Loomingu Vikerkaar, kirjandusajakirjad, kus ei ole seda kriitikamahtu väga palju, raamatuid ei küllaltki palju, siis veel Sirp, oma eripärane ja Ekspress oma eripärane. Tavaliselt päevalehed on kriitikat nagu vähendanud, kuna kultuuri üldse ei jätku, ei tule vaja, ei tule välja, saab kuidagi hakkama teistmoodi. Et selline asi nagu päevalehtede nagu raamatuarvustus on jäänud vähemaks, selle asemel on küll tulnud intervjuud autoritega. Intervjuud on ikka varem lugeda, mis on arvustus, mis räägib raamatust, mida ilmselt inimesed ei loe, siis inimene läbi räägib, tundub, et see on nagu lahtab selle inimese pildi panna juurde ja selline soovjate pehmem ja humanistlikum, et see toimub, aga selline tõsine kirjanduslik ekspertiis põhimõtteliselt Vikerkaar, Looming, Sirp Ekspress ja ka raadiod. Raadiod on kaunis usinad, on päris mitu nagu viimastel aastatel, mitu sellist nagu väärikat või kirjandust hindavat, mitte müügist lähtuvat või sensatsioonist lähtuvat või poliitikast lähtuvat või muudest kirjandustehnilistest nagu kaugele jäävatest asjadest lähtuvaid nagu hinnanguid, mis ma olen kuulda, et on päris mitu raadiosaadet. Loos on asju, mis on selline pikem analüüsiv saade, kus Jan Kaus ja Peeter Helme analüüsivad põhiliselt tõlkekirjandust, aga ka eesti kirjandust. Siis on uus raamat Klassikaraadios, kus Peeter Helmes on selline lühike formaat, kus mingi 5 minutit räägitakse uutest raamatutest, tutvustatakse uusi raamatuid. On klassika tutvustusari, juhib Urmas Vadi, kes siis kutsub alati külalise, kes räägib mõnest raamatust, mida tema peab väga tähtsaks. Ja saateid on veel, et selles mõttes raadiotelgul on päris mõistlik, päris head tööd. Kui palju nad nüüd jõuavad katta, eks ole, see üks nädal, üks raamat, see on ikkagi 50 raamatut aastal või natuke vähem, et see, aga mingisuguse mõistliku valiku saab alati teha, see on parem või mitte midagi. Päevalehed ei saa küll sinna lähedale. Et selles mõttes, kui keegi inimene tahaks lugeda raamatuid ja küsib, küsitakse, et kust ma saan teada, mida lugeda. Et siis ma soovitan küll lugeda kriitikat, eelkõige Vikerkaart ja Loomingut. Loomingus on veel see väga hea omadus, et seal ilmuvad vastu ülevaated, mis on tavaliselt keegi esinduslik kriitik, kes siis teeb žanri ülevaate. Proosa ülevaade, luule ülevaade, vast ilusad näidend ülevaate, ma ei tea, ütleme näidend, et inimesed kaunis vähe loevad, rohkem vaadatakse. Teatriga see on just paberil ilmunud, nagu näitegi need ülevaade oli olemas, ma ei olegi enam kindel, kui ma ise selle vastu võrti või tunne, ei teagi, kas see on. Kaunis hiljuti veel oli, aga viimase aasta kohta ei kõlba. Kuna üldse väga vähe, ma arvan, et ülevaadet on sellepärast näidendadest raske teha, kuna tõesti neid ilmub paberil väga vähe, kui nad on üksik. Selles mõttes ei mõtet suurt ülevaadet teha. See ülevaade 2-3 raamatust ei ole väga teed. Aga Vikerkaare selline aasta lõpu, see on küll, nad ilmuvad märtsis uudest tavaliselt. Eelmise aasta kokkuvõte, kui raamatud läbi lugeda, võtab aega. Vikerkaar on oma spetsiifikaga, et see ei ole ühe inimese ülevaade, seal on tõesti suur hulk kriitikuid, kes siis igaüks tõstab esile midagi. Ja siis jookseb
selts teeb kasvanud ülevaateid, nii luule kui proosa ülevaateid, aga nende aastaraamatud, ma arvan, koonis eksootilised, et teagi, kuidas nii hästi võiks kätte saada. Tuleb kuidagi mugav kuskil, ja hoopis suuremates raamatukogudes on saanud. Et need on nagu standard väljaanded, mille järgi selliselt kõigil on puhas kuld, millest kirjutatakse kõik need artiklid ei ole puhas kuld, aga vähemasti toimetajad on head ja selle järgi, et kui on tellitud lugu, kui Vikerkaar on tellinud loo või looming, siis võib öelda, et see raamat tõenäoliselt on huvitav, tal on omad väärtused, et mis sellest artiklist või konkreetsest arvustusest just praegu välja on tulnud, et see ei ole nii tähtis. Kas see nüüd, vaadake, millest kirjutatakse, mitte seda, kuidas kirjutatakse ja kuidas kirjutatakse, sageli on nii enam. Mida aeg edasi, seda rohkem naad. Et selline seisus nagu väärikas kriitik on ikkagi, võiks öelda, et peaaegu välja surnud. Mina olen vana inimene, mina olen pärit eelmisest okupatsiooni ajast, kus kriitikud elasid nagu kuningakassid. Ja oli täiesti olemas selline nagu usaldusväärse kriitiku seisus. Olid Joel Sang, Priidu Peier, Langemets, selliseid Arno Oja, ütleme 4-5-6 sellist tüüpi, kes olid tõesti väga hästi kirjutasid arvustusi. Ja kirjutasid headest raamatutest, kirjutasid huvitavalt, loovalt, tõesti nad tegid palju tööd ja see oli igas mõttes nauditav ja mõistlik, mis neil siis nagu paberile sai. Aga see oli võimalik tänu sellele, et loomingu ja keelikirjandus siis oli kõigepealt elud. Et üldiselt selliste ajakirjade honorarid olid ikkagi väga kõrged. Nendega võiks nagu riskist elada, aga tänapäeval kriitika eest makstakse nii vähe, et sellepärast nagu keegi tavaliselt enam raamatut läbi lugeda ei viitsi ja siis võtab nii palju. See tunnitasu tuleb nii odav, kui raamat läbi lugeda, et raamatuid pigem vaadeldakse. Endiselt, selline raamat tundub olevat sopakas, siin on peal presidenti. Pea võtsin selle raamatu sellepärast kaasa, et on kirjutatud tõenäoliselt 76. aastal, ta ilmud 76. aastal, aga osa tegevust toimub aastal 2013, et sellest on väga huvitav raamat ja autor on seistunud Kennedy mõrvast, väga sageli ütleva romaan Kennedy tapmisest, et ta on tõesti sõltuvuses sellest sündmusest. On väga skeptiline taskuste ametlikke suhtes, aga see selleks. Nii, aga kui tuleme tagasi kogu selle meedia, müügi ja hinnangute andmise juurde, siis kõik see asi on nagu ikkagi üks süsteem. Et Vikerkaar ja looming, need on ikkagi põhimõtteliselt eriala inimesed, need ei ole massilised suure levikuga väljaanded. Ma arvan, et need numbrid on hea mulle mõni üksik 1000 lugejad, et see kindlasti ei ole mingid 100 000 vaatajaid nagu luuleminutitel oli. Et see mõju on ikkagi selline, ütleme, kildkonna sisend või eriala inimeste omavaheline erialane kirjandus, et see ei saa müüki kuigivõrd, nagu kirjastada öelda, et isegi kui ilmub raamatu kohta korraga kriitika ja suhteliselt mõistlik ja selline ammendav kriitika nii loomingus kui Vikerkaares, siis müüginumbrites ei kajastu. Mitte ta peaks, aga võiks. Et selles mõttes vähe sellest. Isegi kui luuleraamat on mingi imekombel sattunud televisiooni, kus üldiselt on nõiatud, sest kui ikkagi mingisugust loetavat, ütleme, kommertsliku potentsiaaliga raamatud, näiteks romaani, kellelgi õnnestub nagu telekas näidata ja vaadata, et siis müüginumbrid on täiesti ilmselgelt nagu muutuvad paremuse poole. Aga luuleraamat võib käia mitu korda televisioonist läbi. Täpselt sama, nagu sellel raamatul, see on sama kvaliteetne. Mitte ühtegi arvustust, mitte midagi. Täpselt sama. Et selles mõttes on meediat ja piinlik on see, et see kõige pädevam meedia müüginumbreid absoluutselt ei muuda. Aga mingisugune kummaline meedia, mis tegeleb kummaliste asjade ja kummaliste arusaamadega, mõjutab ikkagi müüginumbreid nagu täiesti müstiliselt. See on fakt, asjad lihtsalt käivad nii. Mis on meil peale sellise, ütleme, eks ole, mis näitavad, et kirjandus on kvaliteetne, on see, et sa ennast töötakse arvustusi, kindlasti seal juures on auhinnad üldiselt väärikad auhinnad on jälle hulga, spetsiaalne ekspertgrupp, kes neid annab.
ja kui palju siis mingisuguseid muid väärikaid kirjandusauhind on, kindlasti on Tuglase novelli auhind, tore asi, kirjanike Siug ja Sulevi preemia, mis ei ole küll kopsaka rahasummaga, aga preemia normaalsetest raamatutest juhib nagu tähelepanu elava kirjanduse nagu huvitavamal osale, mis on mingil põhjusel jäänud 2 silma vahele teistel. Ja hakata nüüd edasi vaatama siis üldiselt Tallinna Ülikooli kirjandusauhind on täiesti tegeleb ka kirjandusega. Aga paljud muud kirjandusauhinnad, mis sageli lehtedes kirjutatakse, üldse ei saa teha. Millest nad lähtuvad, mis neid nagu käsil on. Ma ei kujuta, et eksperdid nii just nagu ka nagu oleksid. Et ei ole ise olnud ühestki sellises žüriis peale nagu Tuglase žürii, see on korralik asi, just selleks kõik nagu hästi, aga kui võrrelda, mis ei ole päris seesama asi, kui nagu nüüd tuntumad või keskmise tuntuse ja kummalise staatusega. Kirjandusauhinnad on üks luulevõistluste žürii. Luulevõistlus ikka korraldatakse, mitte mõnikord muuseumid, mõnikord on lihtsalt entusiastide grupid, kellegi toetusel. Need annab võrgust tavaliselt, kui nad on meiliga saata kuskil ja koduleheküljel, et see kõik nagu toimib hästi. Ja olles nendes žüriides on jäänud selline mulje, kuigi hindavad ikka kirjanikud, ega nad on oma tegijad ja tervesid professionaalid, aga need tulemused, sa oled asja läbi lugenud ükskõik, siis andnud hinded, siis vaatad, mida kolleegid on hindavad, et kokku see asi on täiesti arusaamatu. No ei ole nagu kvaliteedi ja auhinna nagu tulemuse vahel mitte mingit seost. Ja see on mind niivõrd häirinud, et ma ise viimasel ajal ei taha õige ütelda, et selle luule asi on õige asi, neid auhindu tuleb anda, inimesi tuleb tunnustada, seda ala tuleb populariseerida, aga niimoodi seda teha ei saa, et mina andekate inimeste surmaotsustada rohkem alla kirjutada ei taha, see lihtsalt ei ole nagu õiglane. Et ma olen siis nagu pakkunud sellist varianti, et ma olen oma auhinna. Oma eriauhinna loed kõik läbi, aga ma annan oma auhinna, sest kui ma olen selles teie meeldivas seltskonnas ja te jälle teete selliseid vigu, nagu te olete igal aastal teinud, et ma ei saa, miks ma teen andekatele inimestele seda, mida teie teete, ma ei tee seda, see lihtsalt ei mahu mulle hinge, siis ma olen mõned korrad lihtsalt andnud oma eriauhinna. Et ma ei taha oma nime alla panna otsusele, millega ma absoluutselt ei ole nõus. Absoluutselt ei ole nõus ja ma ei saa seda mõjutada ka mitte kuidagi. Ainuke võimalus, ma arvan, et see ikkagi mõned katsed, ma olen ise korraga korraldanud luulevõistluse ja korraldanud nõu või paar korda, kuidas nagu punktisüsteemile või ümber korraldada. Et üldiselt on aidanud see, kui esikoht saab palju rohkem punkte kui teine koht. Mitte niimoodi, et esikoht 3 punkti, teine koht 2 punkti, kolmas, üks või on ta siis 10 paremat, kuidas neid nagu välja on. Et kui esikohta ei tõstata 3-5 korda nagu esimene, siis saab keskpärasus nagu võidab. Et ikka kuskil mingid 4., 5., 3. ikkagi neid punkte nopivad nagu rohkem kui need parimad, kes saavad peale 2 esikohta, aga siis see, kes saab 7 3. kohta võidab. Ja selles mõttes, seda saaks nagu klaarida, aga tundub, et see probleem nagu ei huvita ka kedagi. Nagu ei karju selle üle, ise kirjutab mõnikord artikli kuskil ja sõimab neid ära, ja siis seda viiga. Et selles mõttes need enamus kirjandus selliseid žüriisid ei toimi. Et toimivad ikkagi pigem sellised nagu kultuurkapital, kus inimesed tulevad pidevalt koos, pidevalt nagu töötavad. Ja seal on inimesi, kes on seda nagu tõesti ikkagi osa ei ole seal esimest korda, et nad on aastaid seda teinud, neil on kogemus olemas, aga just nende juhuslikult kokku pannud jälle need žüriid, kus inimesed nagu ei tunne seda ala, nad ei ole harjunud koos töötama, ei tule ka sellest nagu tööst midagi välja. Et see on ikkagi, see hinnang andmine on nagu nii spetsiifiline ja nii erialane tööd, seda peab tükk aega tegema, et see nagu mõistlikult välja tuleks, see on minu arvamus. Nii, ütleme, et kui me tahaksime ühe kirjaniku kohta nagu teada, et meil on täiesti tundmatu kirjanik, et me ei ole lugenud ühtegi tema raamatut ja me ei viitsi ka eriti tema kohta nagu mingisuguseid arvustusi lugema hakata, et kuidas me nagu, millised on need välised tunnused, kuidas me saaksime teada, kas on väärt lugeda, tema teosed on väärt lugeda või ei ole. Et siis ongi kindlasti, mis on väga rääkinud. Vaatame, kas tema raamatuid on üldse ilmunud. Kuskil on võrdne midagi üles pannud või on ise kirjastanud
tundub kahtlane. Aga kui ta on ilmunud mingisuguse natuke väärikama kirjastuse märgil, see juba äratab usaldust, sest ega kirjastus juba teeb otsuse, keda anda välja, keda mitte välja anda. No, inimesed on kogenud ja võivad kirjastada, aga mõnikord ikka õnnestub vahe sisse saada. Mõne kirjastus õnnestub seda sagedamini, teisel nagu vähe, aga kui inimene ise kirjastab, siis see nagu üldjuhul ei ole nagu kvaliteedimärk. Nii, kõigepealt juba vaatab, mis märgi all ta ilmub. Nii, kes seal on kirjastanud, see on kaunis kõnekas. EKS ei ole, verb ei ole, juba hakkabki tunduma kahtlane. Juba hakkabki tunduma kahtlane. Mõne teised veel. Näiteks kui Lindebo on antud Poola kirjanduse tõlke välja, või kindel olla, et see on puhas kuld, aga kui ilma mõnes teises kirjandusest Poola raamat, pane võlgu kehitab üldiselt, loed ja kehitab võlgu. Et ikkagi kirjastus on asi, millele vähe nagu meil on vähe kirjastusi ja enamus neist on tundmatud ja annavad vähe raamatuid välja. Et selles mõttes see on üks kvaliteedimärk, mille järgi mujal maailmas on väga lihtne orienteeruda, aga meil veidi raske. Aga vaikselt saab, eks ikka süsteemid nagu loksuvad paika ja igaüks leiab oma turumissi ja töövõtted nagu kujunevad välja, et tulemused muutuvad nagu aastatega sarnasemaks või kipuvad nagu kuskile ääre poole nagu kaldu. Kriitika teine asi, kas on kritiseeritud, kui on kritiseeritud, kus kohas on kritiseeritud, kui on ilmunud mingisuguses kummalises lehes, ei tähenda suurt midagi, kui ilmub Roomulus Vikerkares, tähendab natuke rohkem. Siis vaatab veel, kes on nagu kirjutanud, kes on tuttav kriitiku nimi. Üldiselt, kui kriitikuid tunda, siis on palju lihtsam kriitikat lugeda, selle kriitika nagu kriitikast aru saada. Sellepärast, kui sa tunned autori maitset, tead tema nagu suhtumisi ja asjadesse, siis ei tähenda, et raamatu peadele meeldib. Sa taha, sellele tüüpile ei meeldi, ei meeldi veel sellel põhjusel, kui see on küll hea raamat. Aga sellele tüüpile meeldib, see võib meeldib, et Savi seda kirjutab, Savi ta hindab ainult Savi, nüüd ta kiidab siin seda asja, selge, et see on Savi. Nii et kriitikuid on hea tunda, siis on väga lihtne. Ja aga tuletan ikka aasta ülevaateid meelde, et nende nagu maht autori kohta on väiksem, mida on lihtsam lugeda, kui nagu selliseid ühele raamatule keskenduvaid suuri arvustusi. Et aasta ülevaatest ma arvan saab kiiremini info kätte, aga eks see täpselt samamoodi sõltub sellest, kes seda kirjutab. On juhtunud väga veidrad aasta ülevaateid, aga üldjuhul on nad siiski täiesti pädevad. Mis nõuab jälle natukene arvutis nagu sookimist on vaadata, kas inimene on saanud mõne auhinna, kas tal on mõni stipendium. Ükski nendest näites, kas ta on Kirjanike Liidu liige. Selline institutsionaalne seisus siiski ka midagi räägib. Selge see, et kas inimene on Kirjanike Liidu liige või ei ole 100% kvaliteedi garantii, aga kui ütleme ikkagi nii, et 90% korralike kirjanike kuulu Kirjanike Liitu. Et selliseid, ütleme, kirjanike, kes toodavad korralikke raamatuid väljaspool Kirjanike Liitu, siis kas ta on algajales, tal ei ole ilmu 2 raamatut, ta ei ole saadud võtta Kirjanike Liitu, või on ta siis mingisugusel põhjusel nagu Madis Kõil, mul on kindlad põhimõtted ja ei asu üldse Kirjanike Liitu. On selliseid väga vähe, et üldiselt ju ka see natukene näitab. Ja kui nüüd võtta need asjad kõik kokku, kas auhind on, kas liidu liige on, kas kriitikat on kirjutatud, kas stipendium on, kas auhind on, ja kui neid kõik on nagu mingisuguses nagu koguses, siis võib öelda, et tõenäoliselt ongi täiesti normaalne kirjanikele inimesed öelda ilma nagu raamatuid lugemata. Kuigi ma arvan, et inimesed kõik need asjad on olemas, ja lugeja on ikkagi selline Eesti kirjanduse lugejast on lugenud ka seda autorit, et sellised autorid, kellel on enamus neid tingimusi täidetud ja nagu mõnda asja rohkem kui üks, et siis on nagu raske niimoodi nagu raamatuid lugeda, et seda kohanud ei ole. Aga tõesti ütleme, et alustame lugemist, varem ei ole lugenud, sellised täiesti mehaaniliselt mõõdetavad orientiirid on olemas. Ükski nendest üksikuna ei tähenda suuremat midagi, aga kui nüüd on selline varast nagu pilv kogunenud, et siis võib öelda, et selle pilve, ma ei tea, taga või pea on täiesti nagu normaalne autor, kes on teinud korralikku tööd. Või lugeda küll. Nii, aga mis teeb selle nagu, ütleme, et meil on nagu halval ajal, et meil on praegu veel selline, kogu see kirjandus üle otsustamine käib ikkagi sellises, just sellise paberkandja nagu sellest paberkandjast lähtudes. Aga järjest
järjest elame, näeme seda, et tähtis on ikkagi see, kuidas kirjandust on õnnestunud nagu tõlkida teistesse formaatidesse, kas teleluulesaatesse nagu see luuleminutid, millest oli juttu, mis Eesti töötas hästi. Väga hea näide näiteks oli Ruiklase ja Kenderi tehtud selline luuleürituste saali Tallinnas. Aasta tagasi, ma ei tea, see suvi nad ei teinud, aga eelmine suvi nad seda tegid. Alustasid seal ka mõne vaatajaga kuskil, aga mingil hetkel nad seal vist Indrek Rüütla esinenud, see on tõesti väga ekstravagantne, väga omapärane autor ja see siis nagu sõna läks liiklali, tallus seal mingid toredad asjad toimuvad. Ja siis mina käisin vist viimasel üritusel meil esinemas, siis nad olid kultuurikatlast kolinud vanasse vanglasse, see oli väga suur ruum, meenutas nagu Valdorfi rokiklubi siin, aga ma arvan, et ta oli suurem ja see oligi nagu rokiklubi seal, ma ei tea, 300, 400, 500 inimesed, noored inimesed, seal on kirjandusnägusid eriti ei näinud, nad olid lihtsalt toredad noored inimesed, täpselt nii nagu üks rokiklubi on, üks esineja tuleb, teine läheb, rahvas kuulab, ja mitte lihtsalt, et ei aja seda oma asju, et kuulabki, et seda on võimalik tööle panna. See on, mille räägitakse legende tavaliselt, Ladina-Ameerika staadioni luulelugemised, kus inimesed ootavad 3 päeva järjekorras, et saada pilet ja siis 100 000 inimesed kuulavad Ladina-Ameerikas, et luulestavad. Aga ma olen ise sellist asja nagu Eestis näinud. Võib-olla üks parimaid asju, mis juhtus Eestis luulelugemist, kõige suurema publikuga luulelugemist, mida ma olen näinud, olen tegelikult ise korraldanud. See oli Port Arturi on kaubanduskeskus, eks ole, kes Olbrööl tasuta kontserti linnarahvale, see Port Arturi platsil 5-6 tuhat inimest. Ja see mingil hetkel ma töötasin reklaamennäitamist, kus tuli korraldada reklaamiüritusi, mingeid asju ja üldse ikka mingi bändi aga paneks luuletajaid juurde. Mis sai kutsutud siia Kontrat, Ruikas, kõik olid siin nagu nooremad ja ei olnud nagu nii tuntud nagu praegu. Näiteks selle Ilves, ma võtan. Üks see toredad nakiseltskond põhiliselt. Ütleme rahvalikud, aga terased, huvitavad autorid. See töötas jube hästi. Ma ise näiteks nagu õhtul linna peale korra oli vaja minna viisakas inimene. Aga ma näitan just nagu Ruiklase mälestusi sellest, et luges luuletasid 6000 inimest. Lahe, eks ole. Ja siis ühest kõrtsist teise õhtul liikudes tehti välja, meil ei olnud öömaja, kutsuti öömaja, tõeline staari tunne, et see töötab. Et tuleb lihtsalt leida see formaat. Telekas töötab hästi, luulelugemised töötavad hästi. Kui luulelugemised käima saad, kui sa saad luule, ütleme sellise, ütleme lõbusa, lihtsa, särtsaka, andeka luuletuse, mida võib kuulata ka see inimene, kes tavaliselt luulet ei loe. Kui sa saad selle ette lugema nagu sellises kohtas, kui inimesed on juba kohal, näiteks nagu seal Kurikarjas, selles Ruiklase ja Kenderi rokiklubis või minu jaoks on ikka rokiklubist ei erinevad millegi poolest, nagu seda väga palju räppartiste, kes lugesid, näed väga palju lugesid, üldse lugesid teksti. Et selles mõttes see töötab, aga ütleme, kriitika lähtub ikkagi sellest, et kuidas ta töötab tekstiga, raamatus, paberil, aga mitte sellest, milline on selle ettelugemispotentsiaal või selline meediapotentsiaal, kas siis mingi helifailina, pildifailina, ettelugemise etendusena, mingi slämmi, mingisuguse võistlejana. Eesti slämmi nagu staar Jaan Malin on ikkagi Euroopas ka 3 koha ette saanud, et selles mõttes see ettelugemiskultuuri on täiesti olemas ja nii vähegi ma olen viitsinud käia mingitel luulelugemistel väljaspool Eestit. Väga kõva töölinud kontorist, sa saad ikkagi võtta vabad päevad puhkuse arvel ja sellised ikka puhkuse arvel käies, ma ei tea, 3 festivali su puhkust ei tule enam. Seda kogu aeg ei taha teha. Aga ütlesin, et olen käinud üldiselt Eesti lugejad väga hästi esinevad. Üldiselt selline, ma mõtlen selline Saksa-Skandinaavia kultuurialas, kus luuletajad on selline äng ja väga keerulised kujundid ja kas selline tüütus. Igal pool on mõned head luuletajad, aga see üldine luuletaja tase Eesti keskmise, sellised Sinjärved ja Roosted ja Ruiklased ja Kontrad ja kõik asjad peal, sellised tangid sõidavad keskmisest Euroopa luulest üle. Et selles mõttes on kummaline, et see potentsiaal, ütleme sellist töötavates formaatides on Eesti luule täiesti olemas. Kriitika või see eksperthinnang sellega üldse teeb. See on väga tähtis. Siin mitte halb oleks, see on halb hea. Kui seda ei loe, siis tegelikult vajudes mitte midagi ei juhtu.
Aga paraku nagu tõsiasi on see, et kui sa tahad kontakti publikuga ja võib-olla ka selleks, et äratada nagu noortes huvi raamatute vastu, peab olema ka see tõhus ettelugemiskultuur. Et meil on see potentsiaal, meil on need inimesed, kes oskavad nii ette lugeda, neid üritusi korraldada, meil on isegi kogemus olemas, me teame, millised formaadid, kuidas töötavad, aga sellega on mingit teadlikku tööd ma ei näe. Ilmselt seda, aga kuna kirjanduse ja kultuuriga üldse mingit teadlikku tööd ei toimu, siis ei saa seda jõuda ka kriitikat või kirjanduse ekspertide. Kõik on nagu süsteemse lähenemise küsimus ja kui seda süsteemset lähenemist ei ole, siis seda lihtsalt ei ole ja kust seda alustada, seda ma ei oska nagu öelda. Ja korratkene nagu ei lähe. Mõned hakkavad teemad. Küsimusi kohe veel. Ma vahetada natuke mõelda. Aga on nagu valmistatud. Et ma ikkagi arvan, et luule on kirjandus on jaoks luule, sellepärast ma räägin kirjandusest, siis ma lähen kohe nagu avateadlikult nagu luule peale. Luule on nõust vormimuuted nagu väga kesksel koha. Luule on väga tehniline ala. Tõesti on väga tehniline ala. Et seal ilma tehnikata ei ole üldse mingisugust luulet olemas. Mis on luule nagu omapärane tihedus. No, põhimõtteliselt, mida sa rohkem ära semantiseerid, seda parem on. Ja kui sa suudad ära semantiseerida need asjad, mida teised ei suuda ära semantiseerida, siis see lihtsalt hävitab kõik, mis nagu silma piirib. Mida vähem on teksti mahu, kui sa rohkem saad öelda, see kujund on igal pool kunstis. Kirjandusel on lisaks kujundil ikkagi väga palju selliseid tihendamise võimalusi. Millele praegu ei keskenduda, ütleme põhimõtteliselt kriitika vahel nendega tegeleb, minu see on huvitav lugeda, mulle tehnika näib. Ma arvan, et tehnika on mitte ainult nagu tore, kui seda osata, et see on tõesti vaimustav ja nagu käes on, siis saab ikka heledalt lapsi. Aga kuidas seda tehnikat nagu hinnata või viitsi nagu teooriat lugeda, isegi ei tegelega seda teooriat ei ole ju vaja ka, või aru saamiseks põhimõtteliselt, nii luule või muu kirjandusega on põhimõtteliselt ikkagi ka nauditav ilma sellise teoreetilise baasita, lihtsalt piisav lugemus, et iga inimene teeb nagu üldistusi ja kui piisav hulga raamatuid läbi lugeda, et saab aru, kuidas seda tehakse. Ja kui ei saa aru, siis ta ei loe ka. Aga ma arvan, et on võimalik täiesti aru saada küllaltki keerulistest konstruktsioonidest, teadmata, kuidas neid tehakse ja kuidas nad töötavad. Lihtsalt loed ja lahe ja miks ta läheb, kuidas see tehtud, et ta nagu sulle niimoodi mõjub. See ei ole nagu tähtis. Aga kuidas seda hinnata, kas siis kirjandus töötab, et kas see tehnika on töökindel, on ikkagi üks, sest väga sageli mäletan ajaloos oli meil selline aeg, kus oli eelmine võõrvõim ja valitsev kirjandussammid nagu muudes kunstides oli sotsialism. Tänapäeval see neid sotsialismi klassikuid nagu hakkab üle lugema Eesti omikuid või teised, mis meil Eesti kees ilmusid, siis üldiselt teavad sealt ikkagi järgi Ketserid, mingid Bulgakovid ja mingisugused kummalised asjad, kes ei vasta sellele sotsialismi kaanonile, aga niisugune õige Feedin, kes nagu kirjutas nii nagu pidi ja vastas sellele kaanonile nagu 100% nagu ikkagi ei kõneta. Selgelt selle kaugaja eksootik, eriti kui selle vägivalda jõudust ei mäleta, võib-olla veetleb, aga kirjandus tehniliselt mitte mida. Heal juhul selline vana tubli realism, aga kui nüüd vaadata Tolstoi või muude kõvade realistidega võrreldes, siis ikkagi nagu armetu tagasi näib. Puhttehniliselt nagu tehtud. Et on olnud aegu, kus seda tehnikat ei ole arendatud ja kui tehnika on arenenud, siis ta kuidagi mingi entusiast või veidrik on seda ise kuskil oma elu ja tervise hinnaga nagu sammutanud. Aga see selleks. Kõik need Platonovid ja Paderid ikkagi põhimõtteliselt Vangla oli nende koht. Sinna aga varem milline jõudis. Ei osanud teha nii nagu pidi, lihtsalt tegi nii nagu töötab. Et see, kas kirjandus töötab, selgub ikkagi võib-olla kohe või natuks ajast, et mis on klassika. Klassika on lihtsalt kirjandus, mis töötab, mis on jäänud tööle. Aega mööda läinud, mingisugused võib-olla hetkelised asjad, mis mingisugust, Mats Mõtslane töötas Pätsi ajal väga hästi, memukirjanikuna, aga tänapäeval arvan, enamus inimesega mõtslasid nime kuulnudki. Tammsaare ilmselt teadki nagu mõtslase kõrghetkedel vähem
seda ja sa näed, millised nad töötavad strateegid. Nii lihtne saab, pole vaja mingit teooriat. No Sohkes on väga hea. Ma ei tea, 3 aastat vist töötab oma põldud sellist. Ometine. Nii, sellest on meil räägitud. Et selline on ilma mõõtmata mingid asjad on ikkagi nagu loksuvad paika ja mis siis loomulikult on see oma ekspertiis, on kirjandusteadus, on kirjanduse ajaloolased, on kirjastajad, kes võivad klassikat sellepärast, et autoriõigusi ei ole ja saab samla kohta kasumit teenida ja vähem kulutada, aga klassika töötaks maailma siis, kui autoriõigused oleksid olemas. Ja ma tahan tuua nagu ma olen siin rääkinud mõnedest juhtumitest, no tuua 2 juhtumit ja siis on juhtumit. Üks on väga nagu selline Eesti kirjaniku edulugu, Indrek Larve. Tõesti, ütleme, kui me võtame tema nagu sellist viimase otsa nagu jutukirjandus on täiesti maailmatasemel jutukirjand. Ilma igasuguse nagu kahtluse ja järeleandmiseta. Täiesti maailmatasemel jutukirjand, ulmekirjand. Keegi teater ei loe kirjutatud ulmejutte. Praegu on tuntud, eks ole, romaanikirjalik. Tuntud romaanikirjalik, stsenaariumite autor, filmid on töös, tõlked paljudesse keeltesse, Prantsuse, Soome, ma tean, vist Ungaris, Saksa, ühesõnaga. Selline üks nagu kirjalik nagu inimesed peaks nagu saavutama, harga nagu saavutanud ja väga sageli juhtub, et autor müüb mingi laulu saavutav põhjusel, siis harga on küll nagu selge, et tema nagu kirjanduslik tehnikat valdab täiuslikult. Kuidas see sai nagu juhtuda? Väga lihtne, kui vaatame harga elugu. Tema elugu keegi ei tea, sest temast alles viimastel aastatel keegi midagi teadma saanud, aga mina olen Sohka eluaeg. Selle peale on Sohkas. Korralik kirjandus. Et on sellist nagu korralik ulmekirjandus lugenud väga võtta, harga ei ole üldse tundmatu nimi. Harga oli väga kaua diplomaat, Taanis, Ungaris, ma ei tea kus. Aga mis on Eesti diplomaat? See on lihtsalt suhteliselt hästi makstud inimene, suhteliselt väikese töökoormusega, mis tähendab seda, et kui seal inimesel on mingi huvi, mida sa laua taga istudes kontoris nagu harrastada, nagu kirjutamine, näiteks juttude kirjutamine, sa saad seda riigi rahast ja korra segamatult seal kontoris, täiesti muud tööd niikuinii ei ole. Ja kontorist ära minna ka ei saa kogu aeg, natuke peale koha peal olema. Et selles mõttes arvan väga metoodilise ja nagu tõesti ääretult nagu ratsionaalne, metoodiline, mingi alaga tegevust ta loeb kõik läbi, vaatab, mida on nagu tehtud, kuidas seda on tehtud. Näiteks esimest korda tegi seda süvaloo esimest hooga, kui see just valmis, siis ta nagu rääkis, kuidas ta kõik ulmesaared läbi vaadanud, kuidas ta oli lugenud, kuidas nendel läks, mis põhjustel läks nii, mis põhjustel läks naa, mis on selle sarja omapärased, ja kui on sarja näinud, oli nagu huvitav neid arvu nagu analüüsis, peaöötud tüübi nagu kellavärk, eks ole, kõik nagu nii nagu peab. Ma arvan, et teistmoodi tehnikat nagu ei saada omada, et Anne võib olla kaasa sündinud, aga Anne rakendamine on tehniline küsimus. Ja seda ei juhtu, seda lihtsalt ei juhtu, kui üks aju poolga ei tööta. See ratsionaalne poolga ei tööta, Annest on paraku väga vähe kasu. Mida kunagi tuua andekate väga halvade kirjanike näiteid, siis neil on elavate kirjanike hulgas liiga palju. Nii, ja harga on selles mõttes nagu tore näide, et ta vastab sellele paberformaadi kirjandusele juttudena 100% täiesti nagu perfektne, aga ta on võimeline kohanema nendele tänapäeva meediaformaatidele. Sarjad, filmi, tõlketurg, mis ikkagi on mingisugune võimalus. Heal kirjanikul mingisugune kopikas, ilmselt mitte väga suur, aga siis midagi nagu kätte saada. Aga jätkates seda ütleb järgmine juhtum, et mis on lihtsalt nagu hea näide, et kui meil oleks võimalik teada nagu inimeste nagu sellist elulugu, nagu näiteks mina uuduslikult tean arvan, kuidas ta nagu ühiseid sõpra nagu valid selles mõttes, nagu tead, kuidas ta nagu töötanud, kuidas ta on elanud, kuidas ta on kirjutanud, asju on lugenud niikuinii, aga ma arvan, et kui sa tead juba, kuidas inimene töötab, siis see on küllalt suur kvaliteedi garantii, kui ta üldse töötab. Ta töötab 4 tundi päevas, nagu Jaan Kross, et Jaan Kross oleks mingisugune eriline kvaliteedi näitaja, aga nad ei ole mingisugune sobele. Tugev korralik kirjanik, meeldib pigem küsimus sellest. Teades seda, kuidas harga töötab, võib juba öelda, et sealt võib midagi tulla. Aga mis üldse võib nagu ühest kirjandusest kõige rohkem tulla, mis on väga lihtsalt mõõdetav, on ju raha, eks ole. On selge, kui inimene,
Eestis on kirjanik, kuidas raha saab teha, on televisioonis ja kinos. Kinosus üldiselt ikkagi, kui sa päris mihkel raud ei ole, siis nagu miljonitele sul nagu mingisugust pistmist ei ole. Aga lihtsalt et innustada inimesi tegelema kirjandusega ja võtma kirjandust väga tõsist asja, siis ma toon ühe näite ühest raamatust. Ma arvan, et see on küll raamat, mis ei peaks väga paljudele inimestele mängima, see on selleks Sõrmust isanda triloogia, Tolkieni ütleb päkapiku raamat. Ma ilmselt olen tõuge, sellised väiksed olevid läksid maailma teise otsa mingit seili veeretasid või veeretasid üldse seili teise planeedi otsa. Kui siin väga pole lugu, tuli üks seili, mis on nii teise kohta. See on väikse kohendid, viisid 3 köidet, seili nad teise kohta ära, kui tuulikat ära tegemised, kõik sellises. Selline raamat, mille kirjandustehniliselt, nagu ega ta mingi Dickens ei ole. Ülipehline, väga kõdavate kirjandustega, see tuiman. Aga põhimõtteliselt omas žanris, see oli nagu klassikalises fäntasis, tei seda veel hullemat, kõripa lugeda küll. Seda peab hetkega puumõõgaga löövad su hambad välja, sellest, et nii juhtus nagu vene ja kulme inimeste kokku tuleb kus eesti keelde tõlgitud autor. Ühesõnaga oli üks Ketser, kes teotas Tolkieni ja kirjutas sellise raamatu, mis on eesti keeles ilmunud, ühesõnaga on kirjutatud siis seesama Sõrmust isanda lugu, aga nagu Mordori poole pealt. Ühesõnaga tuli tehnoloogiline tsivilisatsioon, kes arendasid sellist korralikku, siis tuli mingisugused metslased, mingisugused tõprad, mingisugused vägivaldsed, barbarid, mingid vaimide lihtsalt tapsid, kõik maali tohutu genotsiid. Selle liiguga kirjutatud lugu. Võrdes nagu selle Tolkieniga väga andekas lugu. Sellega löödi autoril puumõõgaga hambad välja. Õiguslikud tolkinistid solvusid südame põhjal, kuidas saab niimoodi pühadust teatada. Aga nüüd ongi tegemist püha raamatuga, sest raamat jälle tõesti suurepärane film, ega sellel 3-osalisel Sõrmust isanda triloogia me seda järgmine, mis on see Kääbiku asi, mida ei ole. Ja näitab aga see näitab jälle nagu kirjanduse potentsiaali, kui ta on tõesti nagu pandud uude formaati, mis on film. Film on kirjanduse tõlge kirjaoskamatutele arusaadavasse formaati, filmi, eks ole. Tähendab, enamus nagu suuri film on siiski mingi kirjanduse põhjul. Toomas Niperagi võtab Eesti nagu, mis ma ei arva, filmi ajaga suuremad asjad, Kevade, hulumeelsus ei ole. Aga põhimõtteliselt suurem osa on tuntud filme ja samamoodi need Kääbikud ja mingisugused asjad, need suured elulood on üldjuhul nagu siiski on seal all mingi kirjanduslik või vähemasti kirjandusliku kvaliteediga käsi, mida arvatud. Aga väga näide on ikkagi just see Sõrmuste isanda nagu film. Tohutu nagu edulugus, tõesti film võrreldes raamatuga omas žanris nagu hääletult võimas. Nii, tehtud kõik, tehtud Uus-Meremaa ja üksi, ühesõnaga tänapäeval on levinud selline uus palverännakute nagu liik, et minnakse palverännakule siukse nagu kuulsa filmi võttepaiku vaatama. Uus-Meremaa, siis nad teist väga uhked vaate nagu need võttekohad, kus filmiti see Sõrmust isanda. Ja see turism sinna Uus-Meremaale, nende just konkreetselt ainult neid filmi võttekohti vaatamas on toonud sellele saarele sisse 4,5 miljardit eurot. Ainult turism filmi, me räägime filmist ja sellest raamatust ja kogu seda nännist, mis müüakse, ainult see turism, see püha mäe vaatab, see raha 4,5 miljardit. Et selles mõttes kirjandusel on potentsiaal, et me just suhteliselt keskpärasel kirjandusel on meeletu potentsiaal. Kui ta nagu õigesse formaati viidud, teostatud tehniliselt nagu väga hästi. Ja ma arvan, et kui need inimesed, need palverändurid, kes siis käivad nüüd vaatamas, kus see tokiga vehtis, niisugune labeda mees tokiga vehtis, et seda kohta vaatamas, või püha koht, et nad sageli käib selle palverändurite juurde reliikviate ostmine ja reliikviate hulka käib ka see raamat, nii et me jõuab jälle kaurega sinna raamatu juurde tagasi. Et selles mõttes, et see ikkagi kõik algab ja lõpeb siin. See on kvaliteetne, see on kvaliteetne formaat, see on mõõdetud rahas miljardites.
Minul on küsimus küll, vaata sa oled ise reklaamialal töötanud, et kuidas need edetabelid ikkagi tekivad? Et televisiooni sa rääkisid, eks ole, et see kriitika, mis ilmub, see suurt ei mõjutanud. Aga mis siis ikkagi on see, millest tuleb see tundluse need edetabelid? Miks ühte raamatut ostet või ta küsimusest nagu aru saada, et kuidas raamat saab edetabeliks? Siis, kui teda ostetakse. Aga miks? Aga miks nad ostavad? Jah. Mis see mõjutab seda? No väga sageli, ütleme, Eesti raamatud, miks Kivirähku ostetakse? Autor on tuntud, see on tuntud autor, kes kirjutab teatud tuntud laadis ja heas kvaliteedis raamatud. Väga asjad, mis neil viga on. Kõik teavad seda, millele see laad meeldib, maainimestele ei meeldi, vanematele maainimestele ei meeldi, noorematele linnainimestele meeldib. Võtab selle turu osa. Miks Hargla meeldib? Või kuidas saab Hargla tabelisse? Nii kui Hargla tuleb uus raamat, ütleme 4. selles Melchiori sarjas, eelmised 3 tõusavad kohe tabelisse. Korraga on tal 10 hulgas 4 raamatut. Sellepärast, et ta on tuntud autor, tohutu meedia tuleb talle kohe taha, nii kui nagu autor tuleb. Kuidas esimene raamat tabelisse saab, see on nagu seletamatu, natukene. Aga kui on tuntud autor, jätkab mingit sarja või tuntud laadi, siis ta lihtsalt läheb sellepärast edetabelisse, et ta teeb seda, mida ta ikka teeb. See on tavaliselt see, et ta teeb seda, mida ta ikka teeb. On väga vähe selliseid nagu tundmatuid asju, et nagu viimane see suur tundmatu oli see Sadamasa romaan 50 halli varjundit. Mille kirjanduslik väärtus on, keegi ei ole suutnud seda veel ära tõestada, kas see raamat üldse kirjandus on. Aga kuna ta tegeleb teatud, ütleme, naiskirjanduses siiamaani tabu teemadena, sidumine, piitsutamine, kääravad, midagi sellist, ma tõesti olen väga kursis, ma olen Wikipedia kaudu õppinud tundma ja lugenud tekstineetid, väga olnud tekstineetid, näiteks nagu raamatu, hästi halvad tekstineetid, ei ole mõtet, tõlke kallal ei saa vinguda, ta on originaalis väga halb. Tõesti kõrinimatu teos. Ütleme, kehalisus on üks asi, mis aitab raamatuid müüa. Just inimesed oma keha ikka tunnevad, iga rõhel on ju jalad ja käed ja midagi jalgade vahel, eks ole. Aga seda see kõrvade vahel midagi on, seda ei tea ja tõenäoliselt seal midagi ei ole. Aga on puhas selline keha reaktsioonide kirjeldus lihtsas keeles, kõnetab miljardi, 46 miljonit, vist palju seda raamatut oli müüdud mõne ajast. Üks asi on kindlasti see, et nagu ütles Sex Pistolsi vanale, et publikust ei tohi kõrgemale tõusta. See peab olema sama loll, järjest enam lolliks minema see lähimass, eks ole. Kuna kirjaoskus ju kogu aeg on tõesti, kui üliõpilastest pooled ei oska enam funktsionaalselt lugeda, ei saa aru, mis räägitakse ka. Ei saa aru, sõnu nagu tunneks, tähti tohib lauset kokku ei saa, mõtet ei koogu. Selles olukorras tähtis kirjandus järjest lollimaks ja järjest kehalisemaks minema. Eestis muidugi on oma lisaasjad, et ilmselt on hea hoiama ajaloost, eks ole, Eesti ajaloost, Hargla, Tallinnas, Annaksest Tallinnas, keskajal, väga hästi töötab. Meil on selline ajaloo fetiš, see on meie kirjandus, mis Kross on ajaloo fetiš, eks ole. Aga miks Ristikivi ei ole edukas ajaloo romaanide kirjanik? Keeruline, ei saa aru. Ja ei toimu Eestis, toimub kuskil Euroopas, jube keeruline koht see Euroopa, midagi ei saa. Et seal on nagu erinevaid põhjusi, miks mingi raamatud müüma hakkavad. Osa nüüd lihtsalt selle žanri pärast, eks ole. Miks ma kirjutan kriminaalromaane? Sellest, et mingid inimesed ostavad kriminaalromaane. Enamus Soome kirjanikke kirjutab kriminaalromaane, sest neil on selline komme. Inimesed on harjunud tekkareid lugema, kirjastajad teavad, et need müüvad, kirjanikud tahavad natuke paremini elada, püstokohane peale ja ostke nad. Lihtne. Žanrikirjandus, ajalugu on žanrikirjandus, ulme on žanrikirjandus, ulme meil väga hästi ei müü, krim ka natuke paremini müü, naistekad ka kuidagi müüvad. Meil on väga spetsiifiliseks need žanrid ei lähe, meil on sellist mereajalugu loo, nagu sellist riiulit ei ole. Raamatupoodides Servo võib-olla esindas sellist ajalooliste merelahingut ja mingi meremeeste nagu sellist vanadelt. Et sellist ei ole, aga žanr, loeti populaarne žanr aitab raamatut müüa. Alati romaan, sellepärast, et luule on ülekodeeritud, see on täiesti ülekodeeritud, liiga keeruline. Jutt ei ole nii kodeeritud, aga võtad raamatu ja seal on sees näiteks 10 juttu. Mis see tähendab? Sa pead 10 korda hakkama mõtlema, kes on tegelane, mis siin toimub, romaanis samad tegelased midagi ei toimu. 3 triloogiat.
täpselt sama materjaliga, millega vanasti tehti üks novell. Tänapäeval tehakse 9 köidet, 3 triloogiat, samad tegelased, samad probleemid, sama maailm, samad ideed, kõik on sama, aga teksti maht on selline vastasi. Lihtsam, nii lihtsam, pole vaja mõelda. See ongi, kolmanda raamatu välja annad, siis sa müüd tegelikult kahte eelnevat ju paralleelselt uuele, kes pole veel see läbi lugenud. Ütleme, mis nagu veel aitab nagu müüjad tavaliselt sarjad, eks ole. Eestis sarjad ju väga hästi töötavad. Teed mingisuguse põnevusraamatute sarja, võid sinna oma nagu vähem tuntud autori juurde, sul ei pea kõik olema mingid superstaanid seal. Sarnase kujundusega, sa näed, et seal on ka mingisugune verine nõusta, seal kaane peal, mida siis mingisugune tubli andmine on ostavad. Ta tööle see sarja, eks ole. Tule ära, et see on sama musta kaanega, pakki peasarjadega, seal on väga palju peikuutareid, see on täiesti korralik nagu krimisari. Kaamerid, stootid, värgid, kõik. Mitte kõik ära rõgum, aga küll on tead. Mul on nüüd küsimus, et võib-olla see on ka hoopis eraldi veel selline teema oleks, aga see sinu vaade praegu sellele kirjanduse kvaliteedile on nagu mingis mõttes nagu väljapoolt nüüd olnud selle loengul, selle seminari jooksul, et võib-olla see küsimus on nüüd nagu isiklik, et kui sa tegelikult ise hakkad kirjutama midagi, sa ju tegelikult oled kogu aeg selle probleemiga silmid, siis sa tegelikult mõõdad selle teksti kvaliteeti. Et kas sa võid seda protsessi natukene enda kirjeldada, kuidas tegelikult see sinul käib, mismoodi sa mõõdad iseenda teksti kvaliteeti? Ühesõnaga, teine variant võib olla ka see, et okei, sa toimetad kellegi teise teksti, aga võib-olla see isiklik aspekt on väga huvitav. Need on täiesti erinevad asjad. Isiklik aspekt on väga lihtne. Mina olen 30 aastat luuletanud. Algaja luuletana ikka mõtled rohkem, mõtled nagu mingeid tehnilisi asju, aga mingil hetkel nagu vana sportlane, sul on mingid liigutused on nagu selja-aju nagu refleksi tasemel. Et sa mõtled mingisuguseid, ütleme, kui luuletusel on mingisuguseid, 6 korrust, sa mõtled ainult 7. korruse asju, sest esimesed 6 korrust toimuvad ise. Aga kui ma kellegi teise teksti, eks ole, siis ma hakkan esimesest korrusest peale vaatama, esimesest korrust enam rohkem enam ei vaata, midagi vaadata ei ole, siis vaatad, kas kujund on, kas kompa on, nii, nüüd vaatavad, kus need asjad seal kõik, kas arengus on, ühesõnaga, läheb, kuidas keel on, kuidas mingisugused, kas detaili on, siis vaatad nagu neid põhiasjad nagu ära. Aga ise ei vaata niimoodi, see toimub automaatselt, et sul tuleb mingisugune see põhiasi käib ära, mingi pilt, tavaliselt, mingisugune selline asi tuleb võtta. Ja muu on lihtsalt käsitöö, mis on juba nii sisse nagu töötatud, aga sa mõtled juba, et kuidas seda asja hiilistada või kuidas seda asja teistmoodi teha, kuidas ühendada need 2 asja ära, mida keegi kunagi ära ühendada, mis tavaliselt teeb teksti huvitavaks. Et paljud asjad ei saa enam öelda, kuidas nad toimivad ise, sest nendega on omavahel see töö ära tehtud. Ma arvan, mul on mõned tehnikad õnnestunud nagu õigesti selgeks õppida. Vaata, kui trenni teeb olest, kui sa õpid karjapoisi nagu ära refleksi tasemile, sa siis nagu targemad kõrgust hüppama ei hakka, eks ole, kuskil jääb see nagu latt ja ongi kõik. Et kui on mingisugused mõistlikud tehnikad nagu suudetud, põhitehnikad nagu omandada, siis saab aju vabaks, et tegeleda nagu järgmiste probleemidega. Ma arvan, et probleemid ei saa kirjutamise juures kunagi otsa. Et mingil hetkel sa nagu tegeled probleemiga number 1, kuidas luua kujund, siis probleemiga number 2, kuidas saada see kujund õigesse kompassi, võib-olla enne seda, mis järjekorras need on, et sa saaksid sinna niisuguse ladusa keele või sellise keele, see nagu sa arvad, et just sobib sellele. Ma arvan, et see kõik algab nagu eesmärgi seadmisest, et see pilt või seal on võib-olla see, et sa tahad kirjutada, tahaks nagu selle, et mingi asi on liigele, mingi asi nagu teeks nüüd sellise asja ja siis viskab sulle selle pildi, seal on nagu, ta on nagu kuidagi, sa oled leidnud, et see nüüd tähendab seda, mida ma tahan öelda, see põhimõtteliselt, hea pilt on inimese aju on pildiline, eks ole, pildimassin, et see teksti osa on nii väike, et kui sa ainult ilusaid sõnu nagu ritta paned, see ei tööta, et ikka see hea kui pilt hakkab ees jooksma, ma loen ja pilt jookseb, eks ole, see on kaunis tähtis, et saab nagu selle käima, siis kui sa saad sinna veel semantiseerida mingid asjad, see on liiga tehniline, ma arvan, et see on igav, see on nagu igav, kui sa sellega nagu ei tege. Et sa suudad mingisuguse lauluse osa, mida kuidagi nii kasutada, panna nagu teisel eesmärgil tööle, aga ma arvan, et see ei ütle midagi, kui ma sellest räägin. Siis ütleb väga palju, see on praegu huvitav selles mõttes, et huvitav tegelikult, nüüd sa räägid sellest,
ühesõnaga, mul on lihtsalt järgmine küsimus nagu see, et analüütikud, kes on näiteks sinu tekstid analüüsinud, kuivõrd nad on tegelikult sellele tööprotsessile või kuivõrd nad on nendele taotlustele pihta saanud. Ühesõnaga, minu küsimus on tegelikult see, et millest ma ise kavatsen järgmine nädal rääkida, tegelikult minu meelest on kaks teooriat. Et on üks nii-öelda analüüsiteooria ja teine on just nimelt see loomise kompositsiooniteooria. Ja neil on teatud selline erinevus. Nad mingil hetkel on erinevad, ühesõnaga nad on mingisugused osad on nad samased, aga mingil osad on just nimelt see erinevus. Et milline on nagu sinu kogemus, kas need analüütikud tegelikult on saanud nendele sinu ikkagi kompositsiooniteooriatele nagu pihta? Või kas need on relevantsed tegelikult sinu meelest? Kui sa ütlesid enne, et sul on nii-öelda see 7 korrust, et kui sa ise hakkad kirjutama, siis oled juba seal 7. Aga kui kriitik vaatab sinu tööd, kas tema käib näiteks need korrused läbi? See on kvalitatiivne mõte, aga ma mõtlen ka kvaliteetse mõttes. See kujund 7 korrust, ma arvan, et korruseid on umbes 150. Võib-olla kui sa pead üldse kõiki peelsusi, võib-olla 200 000, mis sa tegelikult kuskil su aju arvutab ära, kuidas need sõnad sobivad omavahel, kuidas sellest tekstilõigust teise üle minna, kuidas vastandada seda, kuidas haakida seda, kuidas arendada seda teemat 3 või 4 või 6 korda, aga mitte nii, et oleks tüütu, aga samas mitte nii, et ta vajuks laiali, kuidas hoiad teksti pinget, kuidas sa lood rutiin ja kõigil ajal murrad selle ära, aga kuidas sa rutiini loomises hoiad pinget, kuidas hoiad selle teksti pingi üle, seal on nii palju komponente, millest seal on tavaline korduse asi, aga kuidas sa kordad seda asja nii, et see ei lähe tüütuks. Aga see on mõõdupidamise küsimus, kui palju sa muudad ja kui palju sa kordad. See on... Minu küsimus tegelikult oli see, et sa oma eelmises jutus kritiseerisid tegelikult neid eksperte või kriitikuid, kes sinu meelest ei olnud suutelised tegelikult tuvastama kvaliteetset teksti. Minu küsimus oli see, et milles nad siis tegelikult mööda panid? Ma arvan, et see on see küsimus, et kui inimesel on oma mingi laad ja oma mingi tehnika, siis tavaliselt ta on kuidagi mingi Soome peale sattunud, see sobib talle, see tuleb hästi välja, siis ta sellest midagi muud eriti kas ei näe või ei taha näha. Et ta on selles oma kitsas nägemises kinni ja ta ei anna endale aru, et tegelikult saab väga edukalt kasutada mingi teisi strateegiaid ka. Ja enam ikka märkaks, et nii ei kirjutada. Kui inimesed ei ole hästi kirjutada, kõik on okei, aga see ei ole nii, nagu tema teeb, eks. Et inimesel on väga, ütleme, kas on vähene lugemus, vähene analüüs või selline vähene abstraktsioonivõime, ei huvita, teed oma asja, teed seda hästi ja kõik muu on, et ma arvan, et see on see üldistusvõime silmaringi küsimus väga saab. Et ta on mingid asju, suudab ise väga hästi teha, aga samas, kuidas teine teeb, ei saa aru. Ei saa aru. Lihtsalt on tehnikaid on palju, võimalikke tehnikaid on palju, neid, mis on tõhusad, on vähem, võimalik väga palju erinevat moodi saab teha. Tavaliselt on ikka neid, mis hästi töötavad, ja ilma kujundit on jube raske teha. Kindlasti saab ja tehakse, saab teha ainult kompositsiooni peal, peaaegu ilma kujundit, seda kokku moodustab mingisuguse asja ikkagi, aga see on mingi võimaluse, nii tähtsa võimaluse kasutamata, et see on ma ei saa aru, miks nii peaks tegema. Miks nii peaks tegema? Sa rääkisid, ütleme seda, tuleks seda seitsme, kõik mitme leveli ja korruse juurde tagasi, et kiirutades. Et sina, võtame näiteks, ütleme teile 7 või öelda rohkem, aga ütleme, sina oled seal, mängid oma mänge seal kõige kõrgemal 7. korrusel. Et kui sa oma teksti teed, aga samas sa tead väga hästi ka seda, et on, ütleme, suur mass lugejaid, kes sinna teisele korrusele ei küündi. Kas sa pidevalt selles mõttes teksti komponeerides pead seda silmas ikkagi, et see esimese korruse, ütleme, huvi säiliks ka, et mingid pinget seal... See peab selline loos olema, et sa päris ilma niimoodi, päris ilma publikuta ei saa. Ma olen tegelikult oma elus küllalt kogu kirjutanud selliseid asju, kes keegi aru ei saa, inimesed võib-olla õppagi mis oli tõesti üle pingutus just sellepärast, et põhimõtteliselt kirjaniku asi, see on väga spetsiifiline, ilma selleta, mida inimene hindab, et kui luuletuses ei ole ka seda tegelast, seda
häält, seda isiksust, kui seal ei ole tegevust, kui seal ei ole olukorda, kui seal ei ole probleemi, kui see on väga abstraktne, siis on nagu raske aru saada. Aga põhimõtteliselt kõiki abstraktseid asju saab kodeerida sellesse realistlikku, sa võid kirjutada kaubamajast ja kirjeldada tegelikult väga olulisi asju. Mida muidu peaks, ma ei tea, uus kõige nagu lahkama mingit probleemi, aga on võimalik, neid keerulisi asju on võimalik kodeerida sellesse samasse vargisesse olmesse, millest igaüks saab aru. See on puhas tehnika küsimus. Et minu see on isegi nagu lõpus, et mingil hetkel ma nagu vihkasin, et inimene läheb, mina räägin, ma teen nüüd seda, läksin õue ja kukkusin näoli maha ja mina olin lõpuks. Mis asi see? See ei ole piirlik kirjutada. Aga seda saab teha nii, et see kiht on kõik olemas, aga selle kihi peale kihte saab sinna veel, saab vaduda, et see vahet pole. Täiesti. Mis on hea, kui sa valdad erinevaid tehnikaid, see on paha, et sa võid kirjutada nii, võid kirjutada teisi, võid kirjutada kolmandat moodi. Aga üldiselt jah, kuidagi viimasel mõttel on selline toos ikka kannatud, seda öeldakse, et siin keegi loe ja keegi aru ei saa ja keegi ei avalda. See on nagu psühholoogiliselt on see nagu ikkagi julm, et sa juba minna mängid asju teha välja, ei võrdid loevad. Ma võin iga seda teha, või nii nagu endale sõnastada, mida ma teen praegu. Et see ei ole nii, see on kunstis ju täpselt samasugused probleemid. Ei, see on absoluutselt esimesel korrusel taod selle palli, siis ongi, et see paaril oma sõbrale, et ongi kogu moos. Suuremates keeltes või suuremates kultuurides on see lihtsam, see ise seal kõrgemal nagu toimetavad on rohkem ja ega see on ju Ameerikas väga tavaline, et ongi need kämpuse kirjanikud, üliõpilaste põhimõtteliselt teistele kirjanikel ja kirjandustudengitele kirjanikud väga hea. Selline kirjanik on siin kaasas näiteks täna seal postist kätte. See näeb hästi kole välja selline Männe maal ja see on tüübi esimene romaan. Dixon on selline väga jaotav. Ta on eluaeg olnud õppejõud, loova kirjandusõppejõud ülikoolist. Ma ei mäleta, mis koolist. Et nagu hästi raske elukäiguga selles mõttes, et ta on 17 või 18 kirjastajat vahetanud. See on väga halb näite, ta on vähemalt seda, et kirjastaja, sa ei ole kirjastaja, aga sina ei ole, sa kogu aeg mugada, ei ole nagu tulemust sai nüüd. Ta on neid suurtest kirjastustes jälle välja käinud, alustas hästi väikestest, nüüd on see jälle üks täiesti, ma ei tea, kas see on kirjast üldse mulle. See on nagu kõige esimene romaan, lihtsalt mingi väga eksperimenteeriv hästi nagu selline literatuurne puhas siuke Ameerikas, ma ei tea, 70 alguse modernism. See on hästi meeldib mulle, täiesti abstraktne kirjandus. Aga ta ikkagi, need, mis tõtki läksid, olid sellest, kuidas ta oli paarimehe töötanud ka üks esimesi romaane oligi, ma tean, see paarimehe elust oli inspireeritud, siuke paarimehe lugu. See on mingi hullu, ma olen lugenud seda raamatut, see on mingisugune kompositsiooni ime, seda tavaliselt mingisugune midagi teeb. Aga ikkagi veel see teine aspekt, et sa oled palju peal toimetanud, et mis suhtes nagu sa töötad teisiti, just enne töötades oma enda teksti kallal ja töötades kas või näiteks sama Ruitase raamat, nagu ma mäletan seda, ise rääkida seda, mis sai vähemalt 4 korda või 3 korda ümber. See oli kaupraamat. Ruitase raamatut ma ei olegi nii. See oli ikkagi... Oli see kaupraamat, okei. Et Ruitase raamatut sai ka tehtud, aga sellega ei ole nii palju. Et ma üldiselt, see on natuke erinev, kas sa töötad nagu sellise vana profiga või siukse noorautoriga, need on 2 täiesti erinevat asja. Ütleme, kui sul on tõesti nagu siuke kõva nagu staarautor, siis on seda tööd kaunis vähe. See on mingid need mõned nüansid, kas nüüd see osa võiks niimoodi lõppeda, ütleme, sellele sageli luuletuste sees nagu midagi teha, et luuletused ise nagu seisuvad koos, et põhitöö on see raamatu kompositsioon, see valik, mis raamatusse läheb, see järjekord, mis järjekorras luuletused seal on või mingisugused teksti osad ja kuidas on siis nagu peatükkideks mingiteks allüksuseks jaotatud. Et see on, et ma põhimõtteliselt nagu tegelen niikuinii kompositsiooniga, selle raamatu kompositsiooniga, sest mulle tundub, et see on anne, mida paljudel inimestel ei ole. Isegi kui see luuletus või sellise peatüki või jutu nagu kompo on olemas, siis ikkagi seda raamatu tervikut tundub inimestel olevat raske kokku panna. Ma ei tea miks. See minu meelest ei ole nii raske, mis see meil ka kus siis tihti saab, aga kui sa vaatad üldiselt on raamatud nagu prügimäe, ma arvan, see on üks asi, miks
miks ma leian, et seda lihtsalt on vaja teha ja sellel ei ole väga palju tegijaid. Kuigi sageli ma loen ka näiteks, vaat see on üks asi, mis ma nüüd näen, et ikkagi väga sageli alustaja ei näe kompositsiooni. See ei ole toimetatud raamat. Või eelmine raamat, ma just Kolt tuli minu kirjasse, aga eelmine raamat oli toimetatud, aga see on uskumatu, täiesti uskumatu jutt, mingi täiskasvanud inimene võib nagu ilmselt on liiga keeruline, ma ei oska öelda. Ma küll püüan nagu selle kompositsioonis ikka nagu lihtsustega mingisugust selliseid asju. Ei ürita vähem teha. See on ikka ilmselge liialdus. See on autorile kall. Ta kaotab lugejad, selles ikkagi nagu nii, ma ei tea, muusikas peaks olema tooma ja mingi noodi veerad ikka jätaba. Või mingisuguseid asju. Mängid ebatäpselt. See on ka, mida otsutakse, et võib-olla ei vaadatagi seda kompositsiooni, et otsitakse ainult emotsiooni või ma ei tea mida. Tegelikult kompositsioon annab lihtsalt emotsiooni juurde, ega ta vähemaks ei juurde. See võib olla mälumahu küsimus. See võib lihtsalt olla, et kompositsioon on, sa pead mäletama eelmisi luuletusi, kui sa loed mingi, et sa loed näiteks 20 tükki läbi, sul peab ju meeles olema, et see üks peal. See on mäletad, kuidas sa saad selle kompositsiooni kokku. Isegi minul on mälupiir olemas, üle 4000 luuletuse ma ei suuda töötada. 4000 on kuskil 4,5 vahel on see piir, seda ma ühe korra üle elanud, ma arvan vajan käsikirjale. Mul ei ole seda küsimust, põhimõtteliselt ongi nii, et ma ei ütle, ma õpin raamatu käsikirja pähe. Selgelt ei ole mul sõna-sõnad peas, aga nende, kui ma olen välja lõppvaliku teinud, et nendest oleks nüüd raamat, see ei ole päris lõppvalik, osa läheb välja, osa läheb juurde, aga ütleme see 85% põhjal oli olemas. See on mul peas, selles mõttes ma tean täpselt selle luuletuse ehitust, ma tean tema teemasid, üleminekuid, arendusi, kõik asju. Ja see, kuna need on peast, on nagu neimetatud ära seda, et iga nagu selle teksti osa on nagu lipikud küljes ja nende lipikute järgi siis põhimõtteliselt nagu laotan selle asja kokku. Et see on mul peas olemas. Tein seda küll nagu põhimõtteliselt ruumis, ma laotan nad laiali, et sellest tuvadus vaba päranda rinda. Vaatavad saad sellest nagu välja laotada, et töö käib peas ja siis sa paberi kontrollid selle nagu üle. Et korraks viskab selle ajaks nii, siis laotab õppu maha ära, vaatad, aga prooviks nii. Sa proovid neid variante ikka, me kõik ei suuda ka meeles, kes variante on palju. Et siis katsetad läbi. Mõned viljakamad, aga neid 10 kaupa ei katseta, proovid 3, 4, 5, siis nagu teised jätad kõrval. Selle peab üldiselt nagu mul peab olema kohe, isegi läheb aeg või nii kaua. Sa ütlesid sõna prügi, et kas sa võiksid selle sõna defineerida konteksti, mida see prügi endast kujutab? Et nad on nagu prügimäed, paljud... Ei, selles mõttes, et ütleme, et sa teed poole kogu kui prügimägi. See tähendab seda, et inimene on kirjutanud mingi hulga luuletusi, nad on erinevad, neil ei ole nagu midagi ühist. Ja see, kuidas nad siis raamatusse on pandud, on ilma igasuguse korrastatusega. Ta on lihtsalt ilma nagu sellise loogilise ülesehituseta juhuslik tekstide kogu. Ütleme, et ma ei tea, võtad mingid luuletused, paned faili. Täiesti nagu, lihtsalt kuidagi. Et see on aga ütleme, mis on kompositsiooniks vajalik, on see, et sul peab olema materjali, millest valikuid teha. Et kui sul on tõesti, autor ongi kirjutanud 50 luuletust, need ei sobi omavahel kokku, ega sa ei saagi komponeerida. Hea on Kolti komponeerida, et tal on 4 korda rohkem, kui kogusse läheb. Sa saad väga hästi neid asju nagu omavahel timmida, neid üleminekuid ja põrkumisi ja aukumisi ja teemasid ja teema arendusi kõiki nagu seal sättida. Aga ongi polegi midagi. Ja kuna see on inimene palju kirjutab, siis ta ikkagi kirjutab ka nagu sarnaseid asju. See nädal kirjutab nagu selle teema ja selle võttega, neid on parem ka nagu omavahel haakima panna. Kui üldse harva kirjutab üksikuid asju, üks on nagu siga, teine on nagu kägu, kolmas on nagu toru vill, ega sa neid kokku ei panegi mitte kuidagi, võib-olla natuke paremini paned, aga mingid ideaalsed kompad ei panegi kokku. Et see on töötelija materjalist. Alati ei saa teha. Et need autorid mulle ei meeldi, kellel ei ole nagu loomingut nii palju, et sa saaks sealt valida. Kui lihtsalt ka nagu väike kimp on, ja kui see kimp on veel nii, pooled nagu ei sobi ka hästi. Täite materjali, eks, aga mille vahel sa täite materjali panedki, neid telliseid ei ole, see on segu.
ei taha, siis ma ei tee, ma mõtlen pigem sellest teha, millest saab, et võtta selle raamatu ja noorte autoritega on teine asi. See on ikkagi, seal on see, et see saab treener või juhendaja olema, et tõesti inimene läbi esimest raamatut ja siis hakkab see aasta-teist esimene korrus, lihtsalt selgitad nagu ära, et sul on siin niimoodi, kas sa tahtsid seda niimoodi teha, et arukas oleks, kas lahendada asi nii või niimoodi, et siin on võtnud praegu see probleem, et siin on sulle jälle tempo käest ära, nagu need asjad on, et seal enamus saavad aru ja esimese raamatuga võibki minna nagu kaupaga väga palju aega ja kaupaga väga rumal inimene ja järgmise raamatuga läks väga vähe aega ja edasi läinud nüansi asjad, et saab aru. Aga see tuleb läbi teha, et inimene hakkaks selle pilguga üldse vaatama asju. Tavaliselt inimestel ei ole sellist, kui kogemust ei ole, seda ei saa olla koolis, seda ei õpetata, raamatuid ei loeta nii palju, kaupa muidugi väga meeletutest kogust. See on nii spetsiifiline asi, et sellest nagu mina ei tea, ma arvan, et eesti keeles sellist nagu raamatukompositsiooni õpetult küll ei ole. Ma isegi kujuta ette, millal seda võiks tulla. Kas sa olid tegelikult kogu minu seda küsimust kimbu nagu kokkuvõtte, et mulle tundub, et see sinu, kui sa käsitled nagu sellist kirjanduse kvaliteeti, siis sa käsitled seda ikkagi eelkõige nagu sellisest kompositsiooniteooriast lähtuvalt, mitte niivõrd ainult sellest analüüsimist. Aga ikkagi seal on nagu kaks asja, et hea kompa halvadest asjadest ei ole nüüd ka selline reaalne asi, et esimene asi on see, et luuletused ise peavad olema perfektsed. Ei, ma mõtlen kompositsioon ka luuletuse siseselt, mitte ainult. Et see peab olema luuletuse sees peab ta kindlasti olema nagu paigas, ilma selleta üldse midagi ei juhtu. Aga siis ütleme, kui sul neid luuletusi on mingi hulk, nendest on vaja raamat teha, siis on see raamatu kompositsioon on nagu eraldi asi. Mis minu meelest on pool tööd vähemasti raamatu juures. Et need on kaks asja, aga üldiselt kui autoril ikkagi, noorel autoril ei saa olla, aga sageli ei ole luuletused nagu sees paigas, et seal tuleb nagu nõustada või nagu uurida ja lahata ja selgitada, mis toimub ja kas see peab nii olema ja kui sa tõesti tahadki nii teha, miks sa siis tahad nii teha? Et mis mõte sul sellega oli? Aga mõtet ei olnud. Selge. Nüüd on veel variandid, aga nii ongi mõte. Mõte ei pruugi alati õige. Aga mis need luuletuse sisesed standardprobleemid on olnud, kui sa mõtleme toimetajana veel lähenema? Esimene standardprobleem on kompositsiooni siuke, nagu ma ütlesin lolli inimese kompositsiooniks, mida on hästi kirjeldanud, on selline asi, et nii, luuletust kirjutama, tal pole mingi see põhikujud tavaliselt, see kõige, see, mis täna ära, nüüd hakkame kirjutama, eks ole, ta tuli see asi, on mingi idee, mõte, tekstipatkend, ükskõik mis asi. Arv selle kirja, nii, alustasin luuletust, mis ma nüüd edasi teen. Jätkame luuletust. Ja siis, eks ole, see kõige kõvem asi pannakse luuletuse esimesse salmini ära ja siis hakatakse nagu tätti veditama seda langevast tempost, varieeritakse seda ja iga järgmine variant tuleb raskemalt ja kvaliteet langeb iga salmiga, kui seda tuleb täielikuks juuraks kätte ilmselt. Ükskõik, mis Eesti luuletoloogiat loed, need on parimatest parimad asjad. Väga levinud asi. Esimene salm on okei ja siis ta läheb pellikud oludest alla. See on nii palju mõistust ei ole, eks ole, et tõstale kas või lõppu, kas või tõsta salmid ringi. See alati ei tööta, aga väga sageli isegi see, et see on natukene vaja sättida, et sa, mis asi on, algus, keskpaik, lõpp, eks ole, see on kindel fikseeritud see koht, kus sa hakkad seda teksti ajama, teistmoodi sa ei saa arendada. Sul peab mingisugune positsioon paigas olema. Positsioneerid ennast ära, annad selle arenduse sisse, lood rutiini, ta veel ongi, ja kelle teine viga on see, luuakse see rutiin ja mitte midagi enam ei juhtu, eks ole. Hakatakse tampima, aetakse tempo üles, mitte mingit muutust ei ole. Sama loogika. Et põhimõtteliselt peaks minema 140 kurvi, 90 kraadi, tooma mingisugune muutuse sisse, et tooma kujundi mingisuguse teise loogika puudus. Või see, lihtsalt on see üks loogika ja mitte midagi ei juhtu. Väga iga tüüp luuletust näiteks. Ja teine on see, see huvitavam tüüp, kus alguses on põhikujund ära ja siis veetakse seda tatti, seda langevat, ebakvaliteetset, iga salmiga nagu hõrenevat, eks ole, inimene oma selle kõige parema täisvõimsusega tehtud asja pani kirja ja siis üritab ja kõik, mis ta edasi tuleb, ei saagi olla tegelikult parem, sa oled nii palju mõtted, sa Laari, kuidas oma kujund ära vormistab. Et sul kujund on olemas, siis järgmine küsimus on kompa, kuhu ma selle kujundi panen, mis ma teen selle kujundi, kuidas ma ära vormistan. Seda mõtet väga paljud on mitte kunagi elu jooksul tulnud. Väga levinud asi, profidel ka. Mitte kõigil, aga ütleme väga paljudel profidel. Aga ma aru
see on nagu see, mis sa praegu räägid, on tüüpiline muusikas kompositsiooni õpetus, see ei ole nagu midagi arusaadavalt, aga arusaadavalt kirjanduses ei ole sellist õpet olemas või see on ka üks probleem, mis ei ole. No tõsi ta on, ega meil ei ole sellist loova kirjutamise asju, kui meil õpetatakse filoloogiat, siis on ikkagi kirjanduse ajalugu, grammatika, mingisugused asjad seal veel. Kirjandusteooria, mis on saanud. Aga ma ei tea, kui praktiline see on. Ma arvan, et see on ikkagi selline asi ka Ainelo poeetika, Ainelo Visnagu poeetika, nagu järgi nagu ei saa õpetust teha, ta kirjeldab mingisuguseid asju, aga ta ei ole konkreetne nagu see abivahend, kuhu on selline probleem, mis ma teen. Et see on, mingi abstraktsiooni levelil on võimalik toetada nagu kõigest kõike, aga sellist nagu, see on nii keeruliseks tehtud üldiselt küll. Ega Põldmäe ei saa ka lugetada. On ka nii-öelda poeetika kursused, aga nad jäävad ka tihti väga sellised. No olen, kes loeb, ma arvan, et näiteks Liiv oma ajal edasi vist luges seda asja päris hästi, et ta ikkagi kantseldas nagu päris mitu head luuletajat nagu Püüne. Sealt oli tulnud kõik see Lindberg ja Rooste ja Sild ja veel päris hea. Et ta oli nagu ilmselt, tundus see Redi Aksakud, kes ta oli tõesti väga hea luuletaja ja teine asi ei olnud ka standard inimene. Ta oli nagu selline, mis ta sellepärast seal tööd ka mingil hetkel nagu põhimõtteliselt, midagi seal nagu juhtus. Aga üldiselt ei ole selliseid, et see loo kirjutamine ka eraldi asi, kui lihtsalt selline mingi teooria omandamine, et on sellised asjad. Ma arvan, et enamus inimesi ei suuda kokku panna seda teooriat ja praktikat. Minu nende vahelikud on selline vahemused. Aga need ei olegi praktilised asjad, nagu puhtteoreetilised asjad. Kõik on palju lihtsam, sest seal ei ole üldse mingi... Minust on igal asjal nagu loogiline järg või oma hierarhia, millised probleemid peavad kõigepealt olema lahendatud. Värsijalgadel sa võidki jääda neid värsijalgu tegema, eks ole. Panna kõik need rõhud ja asjad paika. Väga hästi on võimalik ette kujutada teksti, kus kõik, ütleme, paned omad rohkused ja jangid paika, ta on täiesti perfektne. Ilma igasuguse mõtteta, eks ole. Ilma igasuguse tähenduseta. See ei lahenda probleemi. Sellest ei saa alustada, see ei ole üldse nagu mingi asi, mida vaata. Igal pool on kõverik sildi. Selle järgi ei saa teha. See on siis, kui sul asi on tehtud, sa võid selle järgi üle vaadata, kas nagu jooksed ja töö käigus sulle enne. Ja sa oled küllalt palju teinud, sul kõik need rütmid ja asjad juba sees, aga ei ole vaja mitte midagi mõelda. Nüüd tuleb lihtsalt mingi hetkel võib-olla pähe tampida, aga ega see kõik selle monotoonsusega tuleb piiri pidada. Vanesti oli juba vaja ikka kõik need riimid ja muud sellised klassikalised tehnikad on ikkagi mõne tehnikad, et tekst meeles püsiks, paberit ei olnud, kirjutada ei osata, oli vaja jätta suuri tekstimahte pähe. Selgelt seda tuli vormistada nii, et oleks hea pähe, et täna ei ole seda üldse. Kui sa nagu suurepärase pildi suudad anda, tuua hea näite, just selle sama ühe telesaatega, kus poksja see tegiks. Et siis üks tüüp kirjutas nagu luuletsen, Marks Mets või Margus Mets. Et ma ei mäleta täpselt praegu luuletust, eks ole, ma olen riigi täpselt palju seda, aga mõte oli selline, et siis ma arvan, et sul on täiesti perfektselt luuletsen praegu edasi, aga tänu sellele loogika, mis ta sees on, selle pildile, mis seal sees on. Et mulle meenutab, et vaatasin seda Jüri saadet, eks ole, et Jürgen Rooste meenutas mulle Saksa Kindralstaapi 45. aasta, aprillis, et laud on kaarte täis, seal oli palju raamatuid, et laud on kaarte täis, aga Berliinis on kaitseks soostiviis ei ole, aga kõrvallauas istuvad Suhkov ja Molotov, irvitavad ja peeretavad nii, et tahab hingemata. Nii täpselt nagu kirjeldas seda, nagu saadet, eks ole, teisele kujundi ja analoogi märk ja siis pööras selle, eks ole, peeretab nagu hingemat selle lutsu, eks ole, nagu selle lutsu tsitaadiga õpetas ära, eks ole, selle maailma sõja pilli. See kõik nii hästi nagu sobis kokku, et see jääb kohe meelde, et ma ei pea selle paberi pealt vaatama, et mul on lihtsalt selle loogika ja selle järgi ma suudan selle taastada, mitte sõna-sõna, aga selle mõtte pildi ma saan nagu täiesti edasi.